Jim, ma räägin sulle loo. Ma räägin sulle loo ühest mehest. See on väga kurb lugu, see mees kõnnib ringi mööda tänavaid siin maailmas, mis on kuidagi nagu veel iga päevaga järjest ebakindlam, järjest hirmsam ja kurvem viimasel aastal kohe kindlasti. Ja see mees mõtleb kõiki huvitavaid asju ja teemasid, millest ta tahaks rääkida. Aga kui ta kirjutab oma sõbrale, et kas sa oled seal, mis sa teed, kus sa oled, siis sõpra ei ole. Sõber ei tule taga rääkima maailma teemadel popkulturistidesse ja ta on kurb. Aga nüüd see mees on õnnelik, sest ta on taas leidnud oma sõbra ja räägib temaga maailma asjadest. Kust sa seda lugu kuulsid? Ma kuidagi tulin selle peale üks päev, kui ma kõndisid mööda tänavaid. See on sinu looming? See on minu looming, jah. Kuidas sul läheb? Millal seda lugeda saab? Kuidas sul läheb? Sa oled nii ära kadunud olnud. Vahel ma kirjutan sulle Facebook Messengeris ja siis 2 päeva pärast sa vastad, et tšau. Ja ma ütlen kohe ära, ma palun vabandust kõigile inimestele, kes on püüdnud mind viimase, ma ei tea, poole aasta jooksul kätte saada. See on üsna võimatu ja mul on piinlik ja kahju, et ma ei ole suutnud järge pidada erinevatel suhtlustel, erinevates kanalites, sõnumitele vastata, kõnedele vastata, sest ma tõesti olen praegu koos oma kolleegidega, me oleme mänguarenduses sellises faasis, kus ma muud ei tee kui ainult tööd või kui ma ei tee tööd, siis ma olen oma perega. Et see on võib-olla üks intensiivsemaid sükseid perioode, mis mul on üldse kunagi olnud. See on kõik väga-väga põnev. Selles mõttes ma ei taha üldse kurta, et see oleks kuidagi nagu hirmus või kurnav nagu halvas mõttes, kuigi see on väga-väga väsitav. Aga see on väga, see on väga põnev aeg ikkagi ka eeskätt. Aga selle üks negatiivsetest külgedest on tõesti see, et mul praegu tõesti ei ole seda nagu ajus ei ole ressurssi olla üldse kuskil mujal kohal, nagu mingites muudes suhtlustes ja nii edasi, ja ma tean, et seetõttu ka sul on vahel mind nii raske olnud kätte saada ja see on praegu ikka tõesti siuke erakordne hetk, et me päriselt saime koos jälle maha istuda, küll eri riikides, nagu on juba traditsiooniks saanud. Nagu väga vana kool. Siin oli vahepeal täitsa pikk periood ja siuke mitmeaastane periood, kus olime eri riikides. Nüüd on jälle olukord selline, et mina olen Inglismaal, sa oled Eestis, aga maha me istuda saime ja siin me oleme. Nii et ma loodan, et see sinu loo peategelane, et tõesti, et see õnnetunne, mille ta leidis, et see nüüd kestab ja kannab mõnda aega. Et nüüd on oodata, et järgmist osa jälle pikka aega ei tule. No ma ei tea sest me suure suuga lubasime, et meil tuleb see aasta kokkuvõte ja igast triloogia tuleb uus ja nii edasi, aga siis tuli elu, tegi omad korrektuurid ja tegelikult tõesti pole üldse olnud võimalik lihtsalt seda teha. Nii et praegu, kui me seda tänast osa salvestame, on ju käes on märtsi lõpp. Ma ei tea, aprillis tundub juba natuke naljakas teha aasta 2025 kokkuvõtet, nii et võib-olla praegu lihtsalt liigume edasi ja ilmselt teeme käigu pealt seda, mis tundub põnev nagu. Jaa, sa üldse ei pea ennast halvasti või piinlikult tundma, ma arvan, et see on nagu enamus inimestele siin maailmas väga ära tuntav nagu moment, kus mingi hetk läheb elu hästi intensiivseks ja üldiselt on ka väga tore vahepeal hästi palju keskenduda tööle ja kui sealt kõrvalt saab veel perele ka keskenduda, siis on eriti hea. Ma lihtsalt tahtsin, et inimesed ei süüdistaks mind meie osade mitte nagu valmimisel, sest mulle iga mingi aja tagant keegi kuskilt kirjutab, et kuule, mis värk on?
ma kujutan seda ette umbes sellise kurja häälega, kuule, kus on, miks ei ole juba, et siis ma tahtsin asjad sirgeks rääkida kohe alguses. Aga sa oled ju väga lähedal uue arvutimängu valmimisele. Ma saan aru, et see on nüüd, ma ei tea, kui palju see on siis mõne kuu küsimus või demo on igatahes juba väljas, kõik saavad minna ja alla laadida Steamist Zero Parades nimelise demo. Ja no see tuleb sel aastal välja jah, see on see, mida me oleme nüüd lubanud ja ma olen siis olnud selle mängu üks kirjutajatest ja olen ka lavastaja. Nii nagu Disco Elysiumi aegu ma olin seal lõppfaasis, olin lavastaja ja töötasin näitlejatega, siis nüüd on samamoodi see tööjärg jõudnud sinna lavastamise faasi. Ja ma olen kuskil augustist peale näitlejatega stuudios tööd teinud ja see on väga-väga põnev, jälle mul on olnud võimalik kohtuda nii paljude ägedate talentidega erinevatest maailma nurkadest. Meil on väga põnev olnud koos seda maailma luua ja kokku panna. Ja sellepärast ma olen ka siin Inglismaal, et lihtsalt koha peal on meeldivam ja lihtsam ja kuidagi loomulikum näitlejatega töötada, et noh, kõik, kes vähegi on puutunud kokku, ma ei tea, näitlemisega või ükskõik millise kollektiivse, ükskõik millise kollektiivse loomeprotsessiga, et olgu see siis bänd ja muusika tegemine või midagi muud, et siis ikkagi nagu oma kaaslastega ühes toas sama õhku hingates ja üksteisele silma vaadates saab nagu kiiremini kuidagi ühele lainele, nii et sellepärast ma olen ka siin Inglismaal ikkagi nüüd palju olnud ja olen ka praegu. Aga jaa, hakkab valmis saama ja elevus on suur, elevus on väga-väga suur, väga-väga suur. Et jaa, see on ikka üks suur lahmakas tükk elust ikkagi olnud jälle, mis sinna alla on pandud. Mingi 4 aastat umbes me oleme seda lugu ju kokku pannud ja loonud. Nii et noh, jälle ma olen kogu aeg seda võrdlust toonud, aga et see on nii teistmoodi võrreldes minu nii-öelda päritolu valdkonnaga ehk teatriga, kus noh, ühest ideest kuni selle teostuseni võib kuluda, noh, võib-olla, ma ei tea, 2 kuud või midagi sellist, et kui trupp, ütleme, tuleb esimesse proovi kokku, loeb näidendi koos läbi, on ju, et siis sellest hetkest 1,5 kuud hiljem või 2 kuud hiljem tavaliselt juba on esietendus ja siis saab hakata seda tükki mängima ja saab hakata juba uusi asju looma ja nii edasi, nii et kui võrrelda 2 kuud elust 4 aastaga elust, et siis see on nii suur vahe. Aga noh, jällegi, ja see ei ole isegi kõige ekstreemsem näide, sest et kogu maailm ootab praegu Rockstar stuudiolt ju GTA 6, mis on olnud 15 aastat ja mida saab veel oodata pikka aega ilmselt? No ei tea, nad on nüüd seda kõvasti edasi lükanud, aga tundub, et eks see ikkagi mingil hetkel sel aastal ilmselt välja tuleb. No see on kõik spekulatsioon, aga lihtsalt kõigil on siuke tunne, et ega seda lõputult ei saa edasi lükata. Mina ootan järgmist Elder Scrollsi. Ma ei kujuta ette, kui kaua on võimalik Skyrimi uuesti välja anda iga aasta mitu korda. Ma väga ootan juba uut Elder Scrollsi. Nad lasid vahepeal Morrowindi uuesti välja, aga ka see pole uus Elder Scrolls. Ma lihtsalt tahtsin küsida veel seda, et kas sa oled oma valdkonna ajalugu uurinud ka kunagi just selles mõttes, et ma mõtlen hästi spetsiifiliselt, et kui palju mängude juures on olnud lavastajaid ja millal see hakkas nagu tekkima, sest ma mäletan ka seda, et kui esimesed nagu mängud, kus oli hääle näitlemine ja noh, eks nagu tegelasi tuleb ju liikuma panna ja emotsioone väljendama panna, noh, ka enne seda, kui tegelastel hääled tekkisid arvutimängudes, et kui palju on üldse toodud lavastajaid mängude juurde ja millal see algas, sest ma tean ka väga palju mänge just minu nooruspõlves, kus näitlemine seal juures või see hääle peale lugemine ei olnud üldse väga nagu
ma ei tea, kuidas seda siis öelda, usutav. Et see oli selline, et koristaja Toomas oli sisse toodud, et räägi nüüd kurja häälega ühe kurja tegelase asju, et umbes täpselt nii usutavalt see kõlas. Ma ei ole seda eraldi uurinud, aga ma oletan, et siis kui hakati näitlejaid tööle võtma mängudesse ka, siis see pidi ju umbes sealt algama ka, sest et tavaliselt ikkagi ühesõnaga, no inimesed väga sageli küsivad mult, et mida lavastaja üldse teeb mänguarendusstuudios, miks lavastajat üldse vaja on. Sest et on ilmselt sihuke vaikiv eeldus, et näitleja lihtsalt tuleb ja teeb oma asja ja ta teeb seda oma nagu loomulikust andest ja loomulikust intelligentsist ja seal kõrval ei ole just nagu kedagi, kes ütleks talle siis, et kuidas seda teha või. Aga tegelikult on näitlejad andetud ja vajavad juhtimist. Jah, tegelikult näitlejad ei oska ise mitte midagi teha tavaliselt ja nad peavad olema väga tänulikud, et ma siin olen. Et see on see minu peamine, ma vajan respekti, tänulikkust, inimesed peavad olema väga alandlikud minu läheduses ja üldiselt jah, peavad nagu väärtustama seda aega, mis nad minuga koos veeta saavad, sest et see ei jää kestma. Ma liigun edasi järgmiste ohvrite juurde, keda alandada ja pisendada. See on minu tavaline selline toimimisviis. Aga ma arvan, et see pidi ju olema kuskil siis 90-ndatel umbes, kui hakkasid tegelased ikkagi häält tegema ja siis ju hakati ka tõsisemalt vaikselt tegema sükest motion capture'it, millega mina ei ole kokku puutunud, aga see pidi ju ka 3D mängude arenedes aina relevantsemaks muutuma ja noh, nüüd see on ju täiesti eraldi selline eraldi oskus ja eraldi distsipliin, eraldi osakond nii filmi kui ka mängutööstuses, et nii nagu ma ei tea, Sõrmuste isandas ja Marveli filmides ja noh, igas filmis tegelikult, kus on mingid digitaalselt animeeritud tegelased juures, et neid ju tihtipeale ikkagi animeeritakse näitlejate liikumise pealt. Ehk siis näitlejad stuudios on anduritega kaetud ja siis nad mängivad neid stseene päriselt läbi, on ju kaamerate ees, mis siis filmivad üles mitte ainult nende välimuse, vaid ka nende miimika ja selle, kuidas nende jäsemed liiguvad ja selle, kuidas nad paiknevad ruumis, on ju, toimub selline andmete kogumine ja see saab olema selline nagu kood või selline ma ei teagi, siis selle pinnalt saab ehitada siis mingisuguse animeeritud tegelase, eks ole, kas sinna filmi või mängu. Ma lihtsalt ise mäletan. Mina sellega ei ole kokku puutunud, ma olen rohkem nagu jah, ikkagi ma olen puutunud kokku sellega, et me kasutame näitleja häält ja miimikat niimoodi filmi. Ma lihtsalt ise mõtlen sellele, et minu enda kogemus on see, et ma mäletan, kuidas väga pikka aega olid mängud üsna sellised puised. Noh, seal oli ka lihtsalt see, et ei oldki niivõrd seda tehnoloogiat ja see 3D graafika esialgu ka oli suhteliselt kesine. Et sul ei oldki nii palju seda erinevat miimikat ja kõike võimalik näidata, aga pikka aega oli nagu selline tunne, et ei olnud nagu sellele poolele vaeva nähtud, et kui sa kurja tegelase nagu asja ütlesid kurja häälega ära, siis juba nagu sai edasi minna. Aga mida ma mäletan kindlasti on see, et mingi hetk hakkasid tulema nagu mängud, kus see oli järjest usutavam ja näiteks ma mäletan väga selgelt, kuidas see sama juba mainitud Grand Theft Auto nii-öelda Rockstarsi poolt siis nii-öelda tol hetkel see 3. osa Grand Theft Auto 3 oli esimene selline, kus nagu tundus, et sealt hakkas rohkem seda tulema. Mingi hetk käis veel läbi selline mäng nagu Mafia, kus hästi palju oli nagu pandud rõhku sellele, et sina pead nagu üritama siis aru saada sellest, kuidas tegelased sinuga räägivad läbi nende miimika ja hääle ja käitumise.
ja oli ka selliseid mänge, kes seda ülistiilselt tegid, kus see nagu näitleja töö ja karakter ja kõik olid nagu nii oluline osa kogu selle loo jutustamisest. Nagu näiteks seesama Grim Fandango, millest me rääkima täna hiljem hakkame, aga ka näiteks üks mu lemmikuid selles žanris oli Full Throttle, mida tegi seesama stuudio LucasArts, kes tegi Grim Fandango. Ja seal oli ka lihtsalt nagu peamine, mis mulle meelde on jäänud, on selle nii-öelda peategelase Benny hääl ja nii-öelda kuidagi tema nagu selline vibe ja iseloom. Et need asjad mingi hetk tekkisid, aga tõesti väga pikka aega, aga üli suurtes, üli nagu kallites AAA mängudes oli nagu, ma mäletan arvustusi sellest, kuidas nagu, et kas te siis ei saa nagu veits rohkem raha panna nagu näitleja töö peale, et nagu tundub, et kõik on nagu ühe tüübi poolt eri häältega sisse loetud ja suht suvaliselt viimasel minutil, et sihukest asja ma mäletan väga pikka aega, aga seda kuidagi järjest vähem nüüd kohtab mängudes. Ja inimesed nõuavad kõrgemat kunstilist taset ja see ei kehti ainult näitlemise kohta, vaid see kehtib ka loo jutustamise kohta ja kirjutamise taseme kohta. Ehk siis ka see hetk on nüüdseks juba käes, kus me nõuame ikkagi mängudelt samal tasemel stsenaristika kvaliteeti nagu parimates filmides ja kõige põnevamates romaanides ja näidendites ja nii edasi. Ja pole mingi ime, et nüüd me oleme kohas, kus juba ka filmi ja sarja maailm vaatab palju ka mänguarenduse poole ja otsib sealt lugusid, mida siis tuua kas teleekraanile või kinolinale. Viimased suured edulood, me teame ju, on The Last of Us seriaal või siis Fallout seriaal, mis on täiesti suurepärane. Ma ei tea, kas sa oled Fallouti vaadanud? Ei ole. Ma olen väga nagu, mulle nagu väga paljud need filmidest ja sarjadest tehtud mängud ei meeldi ja vastupidi ka, et nagu mängud, millest on tehtud filmid ja sarjad ei ole kunagi tekitanud nagu sügavamat tunnet ja kusjuures kahjuks ma pean ka tunnistama ja see ongi siuke asi, mida ma tegelikult veits kahetsen, et ma ei ole ette võtnud, ma ei ole Fallouti seeriat kunagi mänginud, mitte ühtegi mängu sealt, kuigi näiteks siin juba mainitud, eks ole, Elder Scrolls mulle väga meeldib. Fallouti seriaali ma soovitan tõesti soojalt. See on näiteks kui sul kindlasti on mingisugune tunne või mingisugune, kui nii võib öelda, eelarvamus isegi, kui sa mõtled selle peale, et istuks maha ja vaataks Fallouti, et mida sa praegu mõtled, et mis see nagu olla võib või mis on see põhjus, miks sa näiteks pigem ei tunne tõmmet sinna poole ja pigem vaataksid midagi muud? Ma ei tea, Uwe Boll on esimene märksõna, mis pähe hüppab. Mida see tähendab? Kas on mingi inimese nimi või? See oli üks režissöör, kes tegi hästi kohutavaid mänguadaptatsioone filmideks. Too mõni näide. Mis tal olid kõige kuulsamad teosed? Ma üritan siin vaadata. Alone in the Dark, Postal. Kindlasti oli neid veel. Ma üritan guugeldada samal ajal kiirelt, mis oli üldse nii lihtne asi, mida samal ajal, kui sa räägid teha. Huvitav, et sa laulda ja kitarri mängida korraga oskad, aga guugeldada ja podcasti teha ei oska. Kummaline. See on täitsa teine lugu, sellepärast, et ma pean ka tunnistama, et mul ei ole kunagi olnud väga nagu suuri oskusi ka kitarri samal. Näed, kui raske, ma üritan guugeldada, samal ajal sa küsid mult küsimuse, ma üritan sulle vastata. Ma ei suuda enamasti ka kitarri mängida ja laulda samal ajal, vähemalt mitte nii, et see nagu kuidagi keerukam oleks, kui paari suvalise akordi üsna lihtsa nagu rütmina sinna taha tekitada. Aga sellised kas sa kitarri mängida ja guugeldada oskad korraga või? Ei. Far Cry on näiteks selline mäng, millest on teinud filmi Alone in the Dark, Blood Rain, Postal ja House of the Dead. Need siis väidetavalt on
tehtud filmid, mis on mängude teemal. Ja teda nagu peetakse selliseks üsna nagu ühesõnaga tema film ei hinnata väga kõrgelt kui väga head mängudes tehtud filmid. Aga ma usun, et see on tänapäevaks on see olukord juba muutunud ka ja tänapäeval tehakse mängudest uskumatult ägedaid filme. Lihtsalt jällegi mul nagu mingi hüppab pähe jälle mingi Warcrafti film või mingid siuksed asjad. ja, arusaadav. Ei no, eks mänge on ju igasuguseid ja oleneb, mis see alusmaterjal on, selles mõttes, et Super Mariost on ka uus film välja tulemas ja ega sealt ju sealt ei tule midagi sellist nagu ma ei tea nagu ma ei tea, Buffy programm võiks olla või midagi sellist, on ju. Et see saab olema mingi kogu pere lugu, saab ilmselt nagu mingit seiklust vaadata, saab natuke nalja, on ju, saab olema siuke lõbus 1,5 tundi või mis iganes. Et iga asi ei saa olla korraga kõik asjad, on ju, või see on imelik viis, kuidas seda sõnastada, aga mida ma öelda tahan, on see, et praeguseks on nii palju erinevaid lugusid mängumaailmas ka, et sealt saab täitsa leida ikkagi ka selliseid maailmu ja lugusid, millest annab teha sarju ja filme, mis meiesugustele võiks midagi tähendada või pakkuda. Ja The Last of Us on kindlasti üks näide. Ma pean ütlema, ma ise ei ole The Last of Us'i ei mängu ega selle sarja suurim austaja, aga ma vähemalt ikkagi austan ühesõnaga seda panust, mida The Last of Us on nagu mängu maailma sellisele arengule ja kvaliteedi tõusule andnud ja ma ikkagi julgen kiita ka seda sarja, kuigi ma olen vaadanud ainult vist 2 osa sealt või midagi sellist. Fallouti ma olen vaadanud rohkem, Fallout ma olen peaaegu lõpuni vaadatud ja meeldib oluliselt rohkem minu tassike teed. Ja Fallout mulle tundub, et võiks meeldida ka sulle, sest et see on korraga nii õudne kui ka naljakas ja see on minu meelest, seal on mingi huvitav kooslus just nimelt sellisest nagu tõsidusest ja täiesti nagu wacky mingist nagu totakast asjast, et tal on omamoodi mingisugune atmosfäär, mis isegi ei ole väga kaugel mingist sellisest Twin Peaksilikust atmosfäärist. Ja Twin Peaksiga seob Falloutiga see, et üks olulisi tegelasi, üht olulist tegelast kehastab Kyle MacLachlan, kes oli Twin Peaksis ju teatavasti peategelane. Ma ei ole ka Twin Peaksi kunagi vaadanud, kuigi see tundub nagu selline suurem puudujääk minu üldises popkultuuri teadmiste pagasis. Ma ka ei ole seda lõpuni vaadanud, mul on see esimene Twin Peaksi season, ma ei tea, kui mitu aastat on pooleli. Aga ma vaatasin piisavalt, et aru saada, et see ikkagi tegelikult meeldib mulle. Ja David Lynch üldiselt meeldib on mul olnud ikkagi väga oluline auteur. Ma arvan, et aga kuidas me siia jõudsime? Ma ei mäleta. Alustame saatega. Ma arvan ka, et see on nagu tähtis, sest nagu ma olen aru saanud, sinu kohalolu siin on ajutine, enne kui sa saad minna meie kõigi kohalolu siin on ajutine. Edasi teisi inimesi juhendama ja neid päriselt näitlejateks tegema, nii et me peame seda maksimumil ära kasutama, et hakkame pihta ja austame sinu aega. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid. Meie eelmine saade oli detsembris eelmisel aastal ja mul on tunne, et nagu terve mingi elujagu asju on vahepeal toimunud maailmas. Lihtsalt nagu kõik tundub nagu nii insane olevat, kus on... Kas Ameerika juba Venezuelat oli pommitanud siis, kui me... Ei olnud vist, see oli enne seda, mul on siuke tunne. See oli enne seda. Ja need kindlasti ei olnud ka veel Iraani pommitanud, eks see on väga hiljutine asi. Aga need mõlemad asjad on nüüd juhtunud. Ja üldse kõik tundub väga intensiivne siin maailmas.
kuidas sa tunned ennast praegu, on su nagu sihuke keskmine ärevustase nagu elus hetkel? Okay. Mul on selles mõttes, ma olen nagu eriolukorras, et ma endiselt võtan antidepressante ja see on mu üleüldist ärevuse fooni drastiliselt madalamale võtnud. Et need on nagu natuke nagu anti-Trump pills. Jah, võib nii öelda. Et kui Trump on selline ülemaailmne depressant, siis antidepressantide võtmine aitab ka tema vastu. Tema mõju vastu. Ei, mul ei ole mingit suurt ärevust, sest et mu fookus on asjadel, mida ma suudan kontrollida praegu. Ja see on osaliselt olnud siuke õnnelik kokkusattumus, et ma praegu olen saanud ja see on privileeg, et ma olen saanud süveneda ja pikalt minna mingisse sellisesse oma maailma ära, kus ma loon midagi erilist ja suurt koos inimestega, kellega mul on põnev koos töötada. Lisaks mul on mu lapsed, kes mu ellu toovad nii suurt rõõmu ja muud sellised vahvad, lihtsalt olmelised või sellised nagu väiksed eluilu sellised elemendid, mis mind kuidagi kannavad praegu. Et see maailma õudus, ma mäletan, et siis kui läks käima täiemahuline sõda Ukrainas, Venemaa agressioon Ukraina vastu, et siis ma läksin sinna jäneseurgu nii sügavale sisse, et ma polnud kunagi, enne seda ma olin ka läinud väga sisse mingitesse ISISe teemadesse ja nii edasi, aga see Ukrainas toimuv võttis mind nagu totaalselt endasse mingiks päris pikaks ajaks ja see lõpuks muutus mulle nagu nii, see hakkas halvama mind, ma läksin natuke liiga kaugele sinna sisse ja pärast seda, kui mul seal need korgid nagu läbi lõid, siis ma olen lihtsalt pidanud hakkama mingit nagu distantsi võtma asjadest, mitte nii, et mind enam ei huvita ja läheb nii nagu läheb, et ikkagi hoian silma peal, aga niimoodi, et ma nagu doseerin kuidagi informatsiooni endale natukene ettevaatlikumalt ja see on jõudnud isegi sinna punkti, kus ma tegelikult juba mõnda aega olen sotsiaalmeediast ikkagi nagu peaaegu täiesti väljas. Et ma isegi ei taha enam näha sotsiaalmeedia postitusi, mitte ainult sellepärast, et seal võiks olla midagi hirmsat ja šokeerivat, vaid isegi tavapärane selline nagu inimeste oma elu kajastamine. Mul on siuke tunne, et mul ei ole enam nagu seda kohta, millega seda vastu võtta, et ma tahan inimestega suhelda otse või siis nagu või siis üldse mitte suhelda, nagu sinuga pikalt. Aga Jim, kas sa neid reels oled vaadanud, mis ma sulle saatsin, need on väga olulised olnud. Jaa, muidugi ma reelse vahel vaatan nagu, okay, et ma vahel niimoodi 2 minutiks lähen Instagrami, et näha, kas keegi on saatnud mõne sõnumi. Paljudele sõnumitele ka ei vasta või unustan või et ühesõnaga. Aga ei, üldiselt mul on praegu olnud selline privileeg lihtsalt keskenduda tööle ja kodusele elule ja mitte lasta seda meeletust, seda maailma nagu hullust ja meeletust endale liiga ligidale, sest see just oli mul liiga ligidal ja see mul põlesid kõik korgid põlesid läbi. Ma teen Coca-Cola pudeli nüüd lahti siukse suure pauguga, sest mul ei ole avajat, ma kasutan plastpudelit selleks. Ma vaatan, et sa oled nagu eriti osav, sa teed nagu... see ei teengi pauku. See oli jumala Vahel see teeb nii kõva paugu, et lõhub salvestus ära.
ja siis ta kork lendab kaarega vastu mingit akent või peeglit või telekat, aga praegu tuli jumala niimoodi tsiviliseeritult. Su selja taga on hästi suur aken, see oleks võib-olla katki läinud. See natuke näeb välja nagu sa oled mingis hästi peene stuudiokorteris kuskil keset Londonit, siuke väga modernne ja siuke nagu lahtised tellised ja mustad aknaraamid. Ja ma olen ümbritsetud sellistest katmata tellisseintest ja suurtest akendest, et see on siuke. Nii et kui kuulajad huvitab, miks su heli on halb, siis selle pärast. Ja see on hotellitoa heli, kus mu hääl kajab vastu telliskividelt. Aga sa küsisid ärevuse kohta, kuidas sinul on, Ivo? Kuidas sa praegu hakkama saad? See on vist väga nagu levinud kogemus, millest sa rääkisid, just ka selle mõttega, et ma arvan, et väga paljudel, vähemasti Eestis, oli sama kogemus selle täiemahulise sõja algusega Ukrainas, et kõik nagu langesid sellesse hästi sügavale sisse, sest see oli järsku midagi nii ääretult hirmsat ja nii lähedast ja nii kuidagi meie enda ajalugu meile nagu jõledalt meenutavat, et noh, nagu sellest kõigest, sellega oli nagu väga raske hakkama saada ja siis sa nagu doomscrollisid ennast segaseks selle infoga ja nüüd, kuna neid õudseid asju on kuidagi nagu iga päev tuleb mõni juurde. Et noh, ma arvan, et meie keskmine kuulaja teab päris hästi, mis kõik halb maailmas toimub täna suurkorporatsioonide või erinevate nii-öelda globaalsete suurriikide võimuvõitluses. Et seda ei peagi nagu ette lugema, aga nüüd kuidagi see kapatsiteet ajul, nagu sa ise ka välja tõid, saab lihtsalt nagu otsa. Aga ma pean tunnistama, et mul oli väga selline sarnane kogemus sulle kuskil aastal seal 2016, 2017, ma täpselt aastat ei mäleta, aga see oli seotud nende terrorirünnakutega, mis toimusid Euroopa Liidu sees, kuidagi selline hästi ärev aeg oli. Kas sa olid selle ajal juba Belgias? See oli vahetult enne, kui ma kolisin Belgiasse, mina mäletan, kui ma elasin Belgias, siis selleks ajaks olid sealsed plahvatused nii lennujaamas kui metroos, eks ole, toimunud ja tänavatel oli hästi palju sõdureid, kes siis patrullisid relvadega, mis minu jaoks jäi alati ääretult ebamugavaks see mõte, et nagu tänaval on relvadega sõdurid liiguvad ringi, isegi kui nad on seal minu kaitseks, on see väga hirmutav mõte. Ja ma juhtumisi lendasin vist Belgiast või Brüsselist koju niimoodi, et mina lendasin eelmine õhtu ja järgmine hommik toimus see nii-öelda plahvatus seal. Ja kusjuures mul on ka üks väga hea sõbranna, kes oli selles metroorongis täpselt sel hetkel, kui kõrval vagunis siis pomm plahvatas, oli rase ja põgenes akna kaudu sealt välja ja esimese asjana läks tööle tagasi, sest ta oli nii šokis, et ta ei osanud nagu midagi muud teha, kui ta lihtsalt läks nagu ronis aknast välja ja läks tööle. Ja siis helistas kaaslasele, kes palus tal esimese asjana kiirabisse minna. Ja kõik muud sellised asjad. Et see oli nagu hästi kuidagi ärev aeg ja sellest ajast ma küll mäletan, et mul oli aju nagu täiesti läbi kõrbenud, ma ei olnud enam võimeline kõike seda halba üldse sisse võtta. Aga ma olen suutnud praeguses sellises ajal, kuigi võib öelda, et see aeg praegu on nagu ärevam, olen suutnud hoida oma sellist vaimset tasakaalu. Ma loodan, et ka edaspidi, aga seni on nagu toiminud. Kuigi ka mul hakkab vaikselt tunduma, et ehk peaksin ma midagi tegema selleks, et mul ei tuleks nii palju seda sisendit peamiselt läbi sotsiaalmeedia, kus see kõik on, eks ole, algoritmidega minu aju võimalikult suure stimulatsiooniga nii-öelda et see kõik on disainitud nii, et see stimuleeriks mu aju võimalikult palju, et seda peaks kuidagi nagu kokku tõmbama, sest tõesti nagu iga päev juhtub midagi uut kohutavat. Ja seal juures siis tuleb mõelda kõikidele nendele muudele asjadele, millest me oleme juba ka varem rääkinud, et kas AI võtab varsti mu töökoha ära või maailma üle või kes alustab millist sõda järgmisena kus riigis.
need asjad kipuvad, no tõesti selle aja jooksul, mis me salvestanud ei ole, mis tõesti on olnud pikk aeg, aga mitte ka nii pikk on Ameerika teinud 2 sõjalist operatsiooni 2 erineva riigi vastu ja ähvardanud 3. ka ühte Euroopa Liidu riiki, nii et ei ole nagu kerge aeg, aga samas ma pean ka tunnistama, et selle kõige juures on nagu mul mingisugune aina süvenev fassinatsioon üldse tekkinud nagu maailma, võib-olla see on esiteks see, et ma olen nüüd keskealine, ma liigun iga aastaga järjest lähemale 40-le ja pean ennast nimetama keskealiseks meheks ja nagu iga keskealine mees on minust tekkinud suurem huvi ajaloo, poliitika, sõdade vastu ja sellised geopoliitiliste konfliktide jälgimine tekitab põnevust, et ma lugesin just läbi. See on nii naljakas, et sa seda praegu ütled. Lugesin just läbi Alexander Stubbi ehk siis praeguse Soome presidendi raamatu, ma ei teagi, kuidas eesti keeles on, võimu 3-nurk vist, Triangle of Power. Nii et jaa, ma nüüd elan oma parimat keskealise mehe elu. Selles maailmas, kus kõige kõvem võim peabki olema just nende keskealiste meeste käes ja need siin praegu lämmandavadki. Ja see, mis sa praegu ütlesid, no tänapäeval vaata inimese keskmine eluiga on nii palju pikem, kui see oli isegi pool sajandit tagasi. Et need vanamehed, kes praegu laamendavad, see on see uus keskea grupp. Selles valguses me oleme praegu siuksed nagu noored täiskasvanud. Aga see, mida sa praegu ütlesid, see loob väga hea sellise silla meie järgmise teema juurde, sest ma tahtsin rääkida ühest raamatust, aga enne kui ma sellest raamatust räägin, ma näitan sulle. Kas sa hakkad mulle oma relvakogu näitama, mis sa keskealise mehena omale muretsenud oled? Ei, ma näitan sulle, ma käisin eile raamatupoes siin Londonis ja sa ütlesid, et keskealise mehena sa huvitud aina rohkem ajaloost, sõjalistest konfliktidest ja see raamat, no kirjelda kuulajale, mida sa praegu siin näed ekraani pealt, mis siin raamatu kaane peal on. Ma näen seda, et see on Penguin Publishing poolt välja antud raamat, selle autor on Christopher Clark ja selle pealkiri on The Sleepwalkers, How Europe Went to War in 1914, one of the most impressive and stimulating studies of the period ever published, ütleb Max Hastings Sunday Timesist, kes on ka kindlasti keskealine mees, kes palju loeb raamatuid sõjast, konfliktidest ja poliitikast. Et siin me oleme, Ivo. Siin me oleme. See podcast on kasvanud koos meiega ja nüüd ja kuigi alguses oli eesmärk teine, olemegi me nüüd need 2 keskealist meest, kes targutavad poliitika teemad. Ja, kes ütlevad, kuidas asjad päriselt peaksid olema. Põhimõtteliselt oleme me samast ja Aaspõllu kohe varsti. Lõpuks ometi. Ja teine seos, mis mul tekib kohe sellega, et sa ütled, et me oleme siin keskealised mehed, kes huvituvad ajaloost ja poliitikast ja nii edasi. Kas sa sattusid vaatama Plektrumi seda osa, kus Marju Lauristin oli külas? See oli vist üle-eelmine osa. Aga see on mul tääbina lahti olnud juba nagu alates sellest, millal ta välja tuli ja ma tõesti tahan ja nagu ootan väga, et seda vaadata, lihtsalt ma pole jõudnud. Mul on nii palju sotsiaalmeediat läbi scrollida, vaata, et ma ei jõua võtta seda aega pühendada. Arusaadav. No mul üks harjumus siin Inglismaal olles alati on see, et ma peaaegu iga päev vaatan ja kuulan läbi ühe Plektrumi osa, sest et kui ma jalutan tööle, siis see võtab umbes täpselt ühe osa, ma jõuangi tavaliselt siis nagu läbi kuulata, vahepeal piilun ka ekraani. Kas neid saab kuidagi podcastina alla laadida või sa lihtsalt paned video mängima? Ma panen lihtsalt mängima ja panen telefoni taskusse. Ja sai ka see Marju Lauristini osa ära vaadatud ja seal Marju Lauristin, sellest tehti ka uudislugu, võib-olla mõned inimesed sattusid seda nägema, et see
pealkiri, mis välja nopiti sellest vestlusest Joonas Ellermaga, oli see, et tegelikult inimesed loevad tänapäeval, ühesõnaga lugemine on jälle trendikas tegelikult. Noored loevad palju, kuigi nad loevad inglise keeles võib-olla rohkem kui eesti keeles, aga seda hirmu, mis vahepeal siin oli, et noored enam ei loe ja kedagi raamatud ei huvita ja nii edasi, seda hirmu praegu kummutab see, mida Marju Lauristini meeskond siis oma uuringus teada sai, aga Eesti kultuuri kitsaskoht ongi just nimelt see keskealine mees, kes on demograafiliselt see grupp, kes loeb kõige vähem raamatuid. Nii et meie sinuga, me ujume vastuvoolu, me loeme raamatuid, me räägime raamatutest ja ma tahan ka rääkida ühest raamatust, mitte sellest Sleepwalkersist. Sa pole seda veel jõudnud läbi lugema? Seda ma ei ole veel, ei, selle ma sain alles eile. Aga seda soovitas mulle üks mu ajaloo huvilisest kolleeg ja seda ka kiideti või noh, tegelikult ka on tsiteeritud palju sellisest lahedus ajaloo podcastis nagu The Rest is History, mida me sinuga ju mõlemad fänname. Neil on seal erinevate teemade kohta sellised, kuidas ma ütlen, sellised nagu miniseeriad on ju, ja nad on ka siis maailmasõdadest loomulikult rääkinud ja kui nad seal räägivad esimesest maailmasõjast, siis ikka ja jälle tuleb ka see Christopher Clarke'i Sleepwalkers kuidagi teemaks, et noh, Christopher Clarke oma seal raamatus ütles ka, et et see kuuldavasti on tõesti üks siuke erakordne jutustus sellest, kuidas see kõik siis maailmasõjani välja jõudis. Ma ütlen vahele 2 sõna selle Stoubi raamatu kohta, sest ta on hästi lühike ja väike raamat tegelikult. Teda tasub lugeda nagu selle mõttega, et ta pakub nagu, mis mulle Eestis tihti nagu muret teeb ja lihtsalt nagu võib-olla ka frustreerib natukene see, kui vähe me üldse nagu mõistame, teame ja hindame seda, mis toimub maailmas väljaspool Eestit ja seda enam nagu veel võib-olla me teame, mis toimub Ameerikas, seda me jälgime huviga ja hoolega ja on ka kontingent, kes väga põhjalikult jälgib, mis toimub Venemaal ja isegi mõni, kes natukene jälgib, mis toimub Euroopa Liidus ja teistes suuremates Euroopa riikides, aga neid inimesi, kes meil teaks, mis toimub Hiinas, Aafrikas, Lõuna-Ameerikas, Indias, neid on väga vähe ja tegelikult just nagu selles kontekstis see Stoubi raamat, ta räägib sellest, kuidas nagu võim on nihkunud pärast seda, kui Teine maailmasõda ja eriti külm sõda lõppes ja said ehitatud rahvusvahelised institutsioonid ja lepiti kokku, et ajalugu on läbi ja sõdu enam ei tule ja kõik muu, et kuidas nagu tegelikult maailmas see võim on nihkunud ja see on selles suhtes huvitav raamat, aga ma nii väga tahaks kuidagi nagu paljude asjadega, ma mäletan COVID-i ajal, ma mõtlesin kogu aeg sama, et praegu seda uudiste infot lugeda COVID-i kohta on täiesti frustreeriv, sest nagu nii palju tükke jääb puudu ja mida tegelikult tahaks on see, et see kõik oleks läbi ja sa saad tagantjärele vaadata ja analüüsida seda. Ma olen lugenud paari raamatut COVID-i teemal pärast nüüd aastaid hiljem ja hästi huvitav on nagu seda lugu niimoodi kuidagi kõrvalt vaatajana jälgida ja täpselt sama tunne tekkis mul seda raamatut lugedes, sellepärast et ma tahaks, mingil määral ma olen ääretult õnnelik, et Soome president täna on Alexander Stubb ja mul on ääretult õnnelik, et ta nii jõulise ja tugeva positsiooni globaalsetes läbirääkimistes üldse globaalsel poliitika areaalil on endale areenil on endale võtnud, sellepärast, et ta on väga intelligentne, ta on väga huvitav oma mõtetega, ta on väga nagu tugev ja samas väga diplomaatiline ja suudab ennast hästi väljendada. Ja ka see raamat on täpselt selline, aga ma nii tahaks kuidagi seda,
et oleks, ma ei tea, mitukümmend aastat tulevikus ja ta kirjutaks oma memuaare, kus see kõik on juba ära toimunud ja ta räägiks rohkem oma elust ja mõtetest sel ajal. Sest see raamat on nagu kahe sellise ääretult põneva tiiseriga, millest üks on alguses ja teine on lõpus, et see raamat on nagu, selle raamatu ümber on nagu see lugu, kus ta kirjutab, et sel päeval, kui Venemaa alustas oma täiemahulist sissetungi Ukrainasse, selle päeva hommikul, kui ta sellest teada sai, kirjutas ta SMS-i Lavrovile, Venemaa välisministrile. Ja siis ta nagu kirjeldas seda SMS-i sõnumite vahetust Lavroviga. Ja siis sa mõtled, et oh vau, et nagu muidugi suurte riikide liidrid, eriti naaberriikide liidrid räägivad omavahel umbes nagu meie sinuga, et saadame sõnumeid ja nagu chatime. Aga see nagu kontekst, et nagu Venemaa on just sõitnud oma tankidega üle piiri ja sa kirjutad SMS-i Lavrovile, on ääretult nagu huvitav ja paeluv. Ja teine pool on siis see, kus raamatu lõpus ta räägib õhtusöögist enda juures ja ma nüüd kahjuks jään vastuse võlgu, et kas tegu oli, ma ei tea, jõulude või aastavahetuse või mingi tähtpäevaga, võib-olla ma ei tea, võib-olla hoopis ma ei tea, Soome iseseisvuspäevaga või mis iganes, mingi tähtpäev. Ja ta ütleb, et ja tol õhtul minu juures oli õhtusöök ja meiega liitusid ka president Zelenski ja tema abikaasa. Ja siis nad rääkisid sellest, kuidas nad seal nagu laua ümber siis arutasid ja nad jäid kauemaks ja millest nad rääkisid ja võt see on nagu see koht, et hästi tore on see kogu jutt siin rahvusvahelisest õigusest, mida sa mulle nagu üritad maha müüa mõttena, et ÜRO konteksti ja toimimist tuleb muuta, aga tegelikult tahaks seda nagu ma tahaks neid lugusid, mis tunne on täna, kui USA on nii drastiliselt muutnud oma lähenemist maailmale ja õigusele ja täielikud ossid, nagu lihtsalt reaalselt rumalad ossid, kellel on meeletu korporatiivne raha taga, on tulnud riiki juhtima, et ma tahaks kuulda neid lugusid nendelt inimestelt, kes täna on nii-öelda selle, teatud mõttes siis siin saab eristada selle vana maailma nii-öelda sellise diplomaatia, välispoliitika, geopoliitika, nii-öelda need suurkujud, kes seda kõike nagu siin täna jälgivad ja peavad selles kõiges toimetama. Et mis tunne mis tunne see on ja mis mõtted sellega tulevad ja mis nagu kogemused sellega. Ma võt seda raamatut või neid raamatuid ma tahaks lugeda tegelikult väga. Ja seda enam, et Alexander Stubb on ju siin ja seal ka väljendanud, et tema vaatest me olemegi jõudnud uude ajastusse geopoliitiliselt, ajalooliselt, et see on nüüd mingisugune uus ajajärk ja see sai alguse 24. veebruaril, mitu aastat tagasi see nüüd oli, 3 aastat tagasi või, kui täiemahuline sõda Ukrainas algas, kas oli 3 aastat, 4 aastat tagasi? Täiesti uskumatu. Jah, see raamat väga palju keskendubki Stubbi enda mõtetele, mis tal on see nii-öelda väärtustel põhinev realism või values-based realism, mis mõttena on huvitav, aga natukene ka mulle mitmes aspektis nagu võib-olla ma ei tea, mitte nii huvitav või nagu ma tahaks ikkagi kuidagi oluliselt rohkem sellist jõulisemalt ja tugevamalt väärtuspõhist maailma, et see values-based realism ikkagi mitmes kontekstis nagu tähendab oma väärtustest tegelikult järeleandmisi, mis jällegi nagu Stubbi argumentatsiooniga ma saan olla nõus, et võib olla vajalik, aga jah, just see, mis mind huvitab, on see, need mõtted selle ümber ja taga nagu isiklikul tasemel. Jaa, ütle uuesti selle raamatu pealkiri. Võimu kolmnurk on ta vist eesti keelest on tõlgitud ka, aga mina kuulasin teda läbi Audible'i ja pealkirjal The Triangle of Power. Okay. Ka minul on raamat, millest soovisin täna rääkida. Kas teeme väikse pausi ja siis ma hüppan sinna teemasse sisse? Ma isegi tunnen, et see oleks võinud kohe hüpata, aga teeme. Ja tere tulemast tagasi, te kuulate Popkulturiste. Me räägime siin maailmapoliitikast, keskea rõõmudest ja raamatutest. Ja raamat, mida ma täna tahtsin lauale panna, on selline fantasy
fenomen, mis on viimastel aastatel võtnud üle fantasy sõprade meeled ja ka raamaturiiulid, kuna neid raamatuid on palju ja need on paksud. Ma räägin sellise Ameerika autori nagu Sarah J. Maasi saagast, mille pealkiri on A Court of Thorns and Roses. Kas sa oled sellest midagi kuulnud, Ivo? Ei ole, mis teeb selle saate uskumatult põnevaks, sest nüüd sa saad mulle rääkida sellest. Ma räägin sulle sellest. Mingil hetkel eelmise aasta lõpupoole ma tundsin, et ma tahan sukelduda mingisugusesse suurde fantaasiamaailma, kus ma saan elada kuude kaupa ja kus lugu ei lõppe ära pärast esimest 200 lehekülge, vaid see läheb aina edasi ja edasi ja edasi. Vaid see pole isegi alanud veel. Jah, ma tundsin, et ma olen nagu valmis selleks. Viimati ma võib-olla tundsin seda siis, kui ma nüüd juba palju aastaid tagasi hakkasin lugema neid Jää ja tulelaulu saaga romaane ja nüüd ma tundsin ka, et okei, ma tahan midagi, mis nagu oleks mul, ma tahan mingit lugu ja mingeid tegelasi, mis oleksid minuga kaasas pikalt, võib-olla isegi mitu kuud või mitu aastat. Ja mul on siuke tunne, et ma olen need tegelased ja selle saaga leidnud, mitte et see oleks nagu ainus, mul on üldse mingisugune see raamatu lugemise soon on praegu hästi lahti. Ma muudkui loen ja ma olen ka teadlikult kuidagi üritanud oma, kuidas ma ütlen, harjumusi või selliseid nagu automaatseid liigutusi muuta. Et see kuni selleni välja, et ma päris sealmaal veel ei ole, vaata inimesed soovitavad, et ära magamistuppa näiteks üldse telefoni kaasa võtta ja nii, et ma ikkagi põhjendan seda endale alati nii, et aga mis siis, kui mu vanaema helistab mulle keset ööd ja vajab abi ja siis mul telefon on köögis või midagi sellist, on ju. Aga no ma olen ikkagi jõudnud sinna kohta, kus ma tegin endaga kokkuleppe, et kui ma lähen magamistuppa, ma ei räägi ainult selleks, et mitte ainult siis, kui ma lähen magama sinna õhtul, vaid ka näiteks muudel kellaaegadel, kui ma otsustan, ma lähen korraks viskan pikali voodisse, et siis ma magamistoas ei luba endal vaadata sotsiaalmeediat. Et lihtsalt, et piirata oma seda doom scrollimist või mis see oli? Eija Uus, mu kallis sõbranna, just eile ma nägin, ta kasutas mingit lahedat eestikeelset vastet, kas see võis olla õõva ketramine või mingi selline liitsõna. Õõva ketramine igatahes on hea sõna. Õõva ketramine võiks olla isegi selle osa pealkiri. Võiks küll olla, jah. Paneme, see on otsustatud, et ühesõnaga seda õõva ketramist tuli liiga palju ja see käis mul nii automaatselt, et ma hakkasin ennast kõrvalt jälgima ja ma sain aru, et ilma, et ma teadlikult teeksin isegi selle otsuse, et ma nüüd lähen sotsiaalmeediasse, mul juba käsi automaatselt haarab telefonist kohe, kui mu pea on vastu patja läinud, on ju, ja tunnen, et nagu keha lõdvestub, järsku käsi haarab telefoni järele, juba pöial, täiesti nagu niimoodi mälu järgi, juba teab, kus iga äpp on ja juba ma rullin ja juba ma näen asju, mis ajavad mind endast välja ja tekitavad stressi minus, on ju. Kuigi esialgne mõte oli ju minna pikutama, et korraks lõõgastuda, aga see lõõgastumine tuli aina halvemini välja. Nii et lõpetasin selle ära, tõesti oli selline tunne, nagu ma ei ole kunagi olnud suitsetamisest sõltuvuses, aga selle kirjelduse järgi, mida ma olen kuulnud inimestelt, kes on püüdnud suitsetamist maha jätta, see tundus nagu kuidagi sarnane, et see on jälle mingisugune harjumuse murdmine, mingi enese piiramine, mis esialgu tundub hästi ebamugav ja tegelikult ebameeldiv isegi. Ja siis ma sain aru, et nagu ikka öeldakse, et sa pead ühe sõltuvuse asendama teisega ja pead lihtsalt valima endale tervislikuma sõltuvuse. Ühesõnaga, see kõik aitas mul jälle tunda igatsust lugude järele, tunda igatsust
ka mängude järel, aga tegelikult sellest ma väsisin ka vahepeal ära, et see raamatute lugemine on praegu mingi asi, mis mulle nagu hästi sobib. Kogu, ma tõele au andes tegelikult selliseid kuid aastas ei olegi väga palju, kus ma üldse mitte midagi ei loe või kus mul üldse midagi poolel ei ole, et mul on tegelikult raamat praktiliselt alati igal pool kaasas ja nii edasi. Aga tead küll, vahel see kett nagu, vahel viskab nagu keti maha ja ei ole nagu seda janu nii väga või seda huvi. Praegu ma olen täiesti sõiduvees, ma lihtsalt loen ja ma ütleks, et see A Court of Thorns and Roses oli üle pika aja selline raamat. Ja see on nüüd, ma pean ütlema, et see on selline mitmeosaline fantaasiasaaga, seal on praeguse seisuga 5 osa, aga nagu ma aru saan, siis tulemas on veel, ma võtsin just lahti selle Wikipedia lehe ka, tulemas on veel 3 raamatut. Üks neist tuleb veel selle aasta lõpus, oktoobris 2026 ja siis peaks veel 2 osa lisanduma neile, et siis ilmselt saab see saaga nagu kirjutatud. Aga jah, esimene osa on A Court of Thorns and Roses ja midagi juhtus minuga seda lugedes, kus käis mingi selline klõps ära, et ma tundsin, rääkides sõltuvusest, ma tundsin, et mul tekkis sõltuvus. Ma ei saanud seda raamatut käest enam ära panna. Mul oli vaja teada, mis edasi saab, sest see on nii põnevalt kirjutatud. Ma olin pikalt ka tõrges selle loo suhtes, sest see tundus mulle kohati, ma olin skeptiline sinna sisse minnes, sest et seda turundatakse kuidagi väga, kuidas ma ütlen, nagu soospetsiifiliselt, et ta on nagu hästi selgelt suunatud sellisele nagu naissoost lugejale. Ta on pandud sinna romantasy kategooriasse, mis kannab oma mingit sellist varju võib-olla teatud lugeja silmis endaga kaasas. Et ta on nagu automaatselt just nagu mingisugune selline nagu meelam ja seetõttu ka madalam meelelahutus, ta ei ole just nagu päris kirjandus, ta on ju midagi sellist, mis võiks mingitele, ma ei tea, koduperenaistele siis pakkuda sellist, paneb südame natuke kiiremini põksuma, kui hilistel õhtutundidel veini kõrvale, siis nagu natuke sellist nagu natuke romantilist, natuke perversset, natuke sellist erootilist fantaasiat siis endale lubada enne uneaega, et see kõik tekitas ka minus natuke sellist tunnet, et oot, et mida ma siin lugema hakkan, sest ka mina olen ikkagi kahjuks snoob ja tugevate eelarvamustega, aga mul oli ja pluss lisaks keskealine mees, kus nagu tuleb ju hoida ka nagu tase. Jah, et kõik, mis on vähegi feminiinne, on kahtlane, et ikkagi on vaja mul on vaja kuulata teisi keskealisi mehi, kuidas nad targutavad ja ütlevad, kuidas asjad päriselt on. Ja üks minu näitlejatest luges seda raamatut ka ja kiitis ja mul tekkis eraldi nagu huvi, et et tal on nagu huvitav, et ta on huvitav inimene, ta kindlasti loeb huvitavaid raamatuid ja see nagu andis mingit sellist nagu usalduskrediiti natuke juurde. Ja mis ma oskan sulle öelda, Ivo, see on üks viimase aja selliseid rajumaid lugemiselamusi, mis mul on olnud, et see lugu, mis pealt näha on nii süütu ja nii lihtsasti kuidagi lahterdatav mingiks selliseks pehmeks ja ümaraks ja tegelikult natuke selliseks nagu sopakirjanduslikuks asjaks, omab nii suuri selliseid dramaatilisi sügavusi ja kõrgpunkte, et ma ei mäleta, millal viimati üks raamat mind nii läbi raputas ja nagu isegi šokeeris kohati. Ma olen lugenud sellest saagast 2 esimest raamatut nüüd läbi, see on kokku umbes 1000 lehekülge nende 2 raamatu peale kokku. See järgmine raamat on veel paksem, 720 lehekülge. Ja ma olen nüüd seal kohas, kus mida paksem, seda parem. Ehk siis, et ma olen, et vaata lugemine on ka, et sa pead natuke nagu seda musklit
treenima, et alguses on nagu parem, ja kui sa saad juba käima, et kui ei ole tükk aega midagi lugenud ja ei ole sinna soonele saanud, siis tundub nagu 700 leheküljeline raamat ikkagi natuke nagu liig. Ma olen seal kohas, kus nagu ma vaatan, et 700 lehekülge, hakkame otsast minema, ma vähemat ma poleks oodanudki, ma olen nagu seal kohas. Aga ma olen nüüd nii pikalt jutustanud, kas sa tahad midagi omalt poolt siia vahele öelda või küsida, et see ei muutuks totaalseks monoloogiks? Mis sind selle juures nagu paelub või mis see nagu story siuke nagu lühikokkuvõte on? Mis seal maailmas toimub? Mis see nagu keskne konflikt on? Sellest saab rääkida erinevatel tasanditel. Üks tasand on see, et see on selline nagu traagiline armastuslugu. Väga dramaatiline. See romantiline fantasy seal juures nagu tundus sinna poole viitavat. Ja see on see, kust see romantiline fantasy pool sisse tuleb. Aga siin ikkagi rõhk on ka sõnal traagiline päris palju, et ta ei ole selles mõttes nagu selline, kuidas ma ütlen, selline nagu comfort romance on ju, et ta ei ole nagu selline lugu, mida sa loed selleks, et ma ei tea, kuidagi mingi imala fantaasiaga oma muid valusid leevendada, mis on ka okei. Ma ei taha olla nagu, ma kõlan nagu mingi täielik snoob, kui ma selliseid asju ütlen, aga samas sa loed seda 100 lehekülgede kaupa, nii et sa ei saa nagu ennast nüüd liiga kõrge hobuse peale ka panna. Ei no, ma lihtsalt tahan öelda, et see on nagu, seal läheb asi nagu pöörasemaks ja tõsisemaks, kui ma oleks eales võinud arvata, et on ühest küljest traagiline armastuslugu, ta on lugu keelatud armastusest või võimatust armastusest, mis on ju lugu, mis on sama vana, kui on aeg või inimene. Aga teisalt see on ka lugu, geopoliitikast, sõjast. Ma lihtsalt nagu praegu seda kõike kuulates mul nagu jookseb silmest läbi enam-vähem kõik fantaasiakirjandus, mida ma kunagi näinud ja kogenud olen. Ja selles mõttes ikkagi nagu sõjad, keelatud armastus. Täiesti klassikaline fantasy, et hõlmab endas tervet sellist suurt maailma või vähemalt suurt osa mingist suuremast maailmast, erinevad riigid, erinevad valitsused võib öelda või valitsejad, erinevad õukonnad, kõik see siuke õukonna draama ja selline nagu üksteisele noa selga löömine, reetmised, kokkulepped, reeglitest üle astumised ja nii edasi. See kõik on seal sees. Aga võib-olla, mis mind kõige rohkem paelus seal oligi see, et ta kuidagi ikkagi tabab ka midagi, tead, see raamat tabab midagi nagu armastuse olemuse kohta, mis mulle tundus hästi värske ja aus. Sest et see, millise arengu teeb läbi näiteks esimeses raamatus, aga ka sealt edasi selle raamatu peategelane, ma ei saa väga palju rääkida, sest et ma muidu rikun nagu selle avastamisrõõmu ära kuulajatele, kes võib-olla on huvitatud selle raamatu lugemisest, aga see on selline maailm, kus inimkond on üsna sellises madalas seisuses. Inimene kui selline ei ole looduse kroon enam. Inimesed on selline nagu madalam klass ja kes juhivad maailma pigem on haldjad. Ja seal maailmas ka haldjad ei ole sellised, nagu me oleme võib-olla, ma ei tea, mingitest nagu Disney multikatest harjunud neid nägema. Nad ei ole tingimata ainult sellised ilusad tiivulised liblikasarnased olendid või Tolkienil muidugi ka haldjad on põnevamaks kirjutatud ja mitmetahulisemaks, et nad on siin selles Court of Thorns and Roses saagas haldjad on pigem sellised hirmsad ja väga võimsad ja pigem nagu sadistlikud olevused.
keda inimesed väga kardavad ja kellest inimesed räägivad hirmulugusid, kuidas haldjad käivad lõbu pärast neid tapmas ja piinamas ja röövimas ja et noh, et haldjatega ei tohi kokku puutuda üldse tegelikult. Ja see maailm on kuidagi pärast erinevaid sõdu ja jagelusi jagunenud selliseks, et inimestele on jäänud väga väike osa sellest maailmast ja suuremat osa maailmast juhivad siis ja on omavahel maad ära jaganud siis just nimelt haldjad. Ja selle loo peategelane, ma ei hakka ka ära spoilima miks, aga ühesõnaga tema elu põimub päris tugevalt ikkagi ka nagu haldjatega, kuigi ta alguses on lihtne selline nagu vaesusesse kukkunud perest, kunagi väga jõukast perest, aga täielikult laostunud perest pärit selline noor tüdruk, kes on osav jahipidaja. Ma hakkasin ütlema jahimees, aga kuna ta on tüdruk, siis mis ma ütlen, jahitüdruk. ja noh, ühesõnaga käib metsas ja katsub oma pere toita kuidagimoodi, on ju, sest et tal on isa, kes ei ole väga heas tervislikus seisundis enam ja kaks õde, kes on natuke rohkem sellised, kuidas öelda, nagu sellised siidikäpad. Et ta on siis see üks ja ainus pereliige, kes siis oskab oma kätega midagi teha ja päriselt noh, julgeb minna metsa ja tuua mis vaja ja teha mis vaja ja käia turul ja müüa loomanahkasid ja nii edasi. Aga ühesõnaga juhtub üks üllatav sündmus, mille tagajärjel selle neiu, selle peategelase Feyre, kelle nimi on Feyre, tema elu siis põimub haldjatega ja sealt edasi, siis sealt läheb see saaga nagu käima. Ja ma väga palju rohkem ei saagi detailidesse laskuda, aga ma võin öelda seda, et seal kerkivad nagu nii teravad ja suured küsimused selle kohta, et mis asi on õiglus ja mismoodi mida me peame elus armastuse nimel tegelikult ohverdama ja tegema, et kuidas armastus ei ole mingisugune selline nagu ühemõtteliselt pehme ja lihtne ja turvaline asi, vaid kuidas armastuse nimel tehakse kohati ikkagi, inimene teeb armastuse nimel kõige ilusamaid asju, aga ka kõige jõhkramaid ja jubedamaid asju, milleks ta üldse võimeline on. Ja kuidas see kõik kokku, vähemalt selles variandis, kuidas see kõik kokku on kirjutatud seal saagas, on tagasi vaadates, noh, ongi nagu vältimatu. Et kui sa tahad elus nagu inimesena kasvada ja kui sa tõeliselt oled otsustanud, sest armastus on ka paljuski otsus, noh minu isiklikust vaatest, et armastus ei ole ainult nagu emotsioon, mis puhkeb teatud hetkedel ja siis sa loodad, et see emotsioon kannab sind läbi elu, vaid armastus on just nagu ka otsus või mingit sorti selline nagu, et sa otsustad pühenduda kellelegi või millelegi ja see otsus või see pühendumus, see peab olema nii sügav, et see kannab sind ka läbi nende perioodide, kus tegelikult sul oleks just nagu palju lihtsam kuskil mujal või sul oleks nagu, sa eelistaksid võib-olla olla kellegi teisega või kuskil mujal või teha midagi hoopis muud, et see põgenemise kiusatus võib minna nii suureks, sest et kõik muu tundub nagu, ma ei tea, lihtsam, mõistlikum, elevust tekitavam, mis iganes. Et see on nii kuidagi aus ja toores, kuidas see raamat oskab nagu koorida lahti selle armastuse olemuse ja selle, kuidas me ei tule keegi sellest nagu puhtalt läbi. Et see muudab meid ikkagi jäädavalt, kui sellesse päriselt, kui sellele oma käsi anda, et kuidas see toob kaasa terve uue nagu õide puhkemise inimesele ja terve uue sellise arenemise võimaluse inimesena, aga see toob kaasa ka teatava sellise pattu langemise või kuidas öelda, et sellega kaasneb ka midagi, mis nagu jäädavalt võtab ära midagi sinust või teeb selle nagu katki. Et niimoodi, et sa lihtsalt pead
mingit sorti sellise nagu olemusliku katkisusega suutma nagu edasi elada terve ülejäänud elu. Ma praegu räägin hästi üldiselt, aga kui sa küsid, et mis mind selle loo juures kõnetas, siis detailidesse laskumata ja erinevaid nagu tegelasi ja sündmusi mainimata, sest et see raamat on täis meeletuid pöördeid ja üllatusi, selliseid pöördeid ja üllatusi, kus tõesti sa nagu pead raamatu korraks käest panema ja nagu, ma ei tea, peast kinni võtma ja mõtlema, et mis just juhtus. Et ma nii väärtustan seda, sest et see on see, mida parimad lood meiega teha saavad. Ja tõesti pole ammu sattunud lugema midagi sellist, kus ma midagi päris sellist nagu olen saanud kogeda. Nii et ma olen väga tänulik. See kõlab väga, väga ägedalt ja see tõesti on hästi mõnus, kui mingi lugu niimoodi kaasa tõmbab, et tõesti nagu et see muutub nagu selliseks sügavalt emotsionaalseks reaktsiooniks, kui midagi järsult muutub selles loos ja siis sa oled kuidagi võpatatud sellest kõigest ja ei oska nagu kuidagi sellele isegi hinnangut anda. Ma pean tunnistama, fantaasiakirjandus ei ole olnud kunagi mulle väga suur lemmik. Mul on vahel nagu ulmekirjandus meeldinud, aga fantaasiaga on raske, et pikka aega oli ainuke selline kaks nii-öelda fantaasiakirjandusteost, mis mulle meeldisid, oli Sõrmust isand ja Harry Potter ja ka isegi fantaasiamängud, kuigi need on ääretult populaarsed ja ma olen ka mitmeid mänginud, ei ole olnud just nagu minu teema, välja arvatud siis juba mitu korda mainitud Elder Scrolls, mis on nagu selline äge fantaasiamaailm. Ja nüüd muidugi Valheim, mida ma praegu hästi palju mängin. Aga mul just ka tegelikult eelmine aasta oli üks siuke nagu lahe fantaasia maailm, kuhu ma sisse läksin sellisest seeriast või nii-öelda, ma ei ole seda seeriat nüüd kaugemale enam lugenud, aga James Islington on vist õige viis, kuidas seda autori nime hääldada, kirjutab hetkel Hierarhia seeriat, mille esimene raamat oli The Will of the Many. Ma arvan, et ma sain selle raamatu soovituse meie Brüsseli ja nüüd siis Luksemburgi korrespondendilt Anniki Lambilt. Ja ma hakkasin taga nagu pihta ja pikka aega ta püsis mul paigal, sest tõesti mul on hästi raske sellesse fantaasiakirjanduse sisse saada. Aga siis mingi hetk nagu eelmise aasta lõpupoole ta täiesti niimoodi haakis oma küüned minu sisse. Ja ma väga konkreetselt mäletan seda, kuidas ma kuulasin teda audioraamatuna ja viimased mitu tundi ma kuulasin läbi Kopenhaagenis, kui ma käisin Radioheadi kontserdil enne seda ja kusjuures ka veel, kuna Radioheadi kontserdi ajal tuli särgi järjekorras seista mingi 40 minutit või 30–40 minutit, et siis sellel ajal ma kuulasin terve aja raamatut, nii et päris mõnus oli seal seista. Ja hiljem siis järgmisel päeval ma käisin Glyptoteegi muuseumis, mis on selline kunsti- ja skulptuurimuuseum. Ja kuna selle Will of the Many nii-öelda tegevus toimub maailmas, mis sarnaneb sellise Rooma impeeriumi kõrghetkedega, siis seal selliste klassitsistlike skulptuuride vahel kõndides oli ülimõnus see raamat tegelikult lõpuni kuulata. Sellel on nüüd teine osa ka väljas, mille pealkiri on siis The Strength of the Few, mida ma hakkasin korra kuulama, aga ma ei ole nagu väga palju sinna hetkel nagu panustanud, et mingi hetk ma jälle lasen sellele ennast üle võtta ja kuulan edasi, et ma nagu hästi saan aru, kui sellised fantaasia teemad võtavad, aga mul on see nagu hästi, hästi raske millegi pärast tulema ja see peab olema kuidagi väga hästi toimiv maailm, sest ka näiteks Sõrmust või tähendab, mis sa mainisid seda Song of Fire and Ice, Tule ja jää laul ei ole olnud seeria, mis mind üldse oleks tõmmanud ei tele ega raamatu näol. Ja no see ongi nii rikkalik maailm, et seal igaüks võib leida midagi, mis just talle sobib, et seal on väga palju niše ja väga palju erinevaid selliseid lähenemisi, mis ongi väga lahe fantasy puhul. Et A Court of Thorns and Roses on ka täitsa omamoodi, et ta kindlasti, et selles mõttes fantasy sellise, kuidas ma ütlen, nagu suure kategooriana
ütleb ka päris vähe mingis mõttes, noh, et ta võib olla nii palju erinevaid asju korraga, on ju. Aga mis fantasy puhul sind peamiselt kuidagi eemale peletab või mis sealt nagu puudu on sinu jaoks? Ma arvan, et eemale peletab see, kui palju on vaja luua maailma ja see maailma loomine on nagu väsitav, seal on nii palju kohti ja tegelasi ja konteksti ja kui sa seda nagu väga keeruliselt teed ja kui see võtab väga kaua aega, et saada aru üldse, mis toimub ja väga paljud fantaasiaraamatud nagu tiisivad sind väga pikka aega, noh nagu siin sai öeldud, et 200 lehekülge, et noh, sellega mõni autor suudab tutvustada sulle esimest linna natukene ja midagi pole kuskilt veel välja jõudnud ja tegelikult noh, see hunnik infot, mida sa pead nagu tarbima selle jooksul, et aru saada ja see maailm enda peas nii-öelda taas luua, on lihtsalt vahel hästi palju ja sellised lihtsamad ja mõnusamad, ligipääsetavamad fantaasia kirjandusteosed meeldivad mulle üldiselt palju rohkem. Noh, Harry Potter on hea näide, sest ta suudab nii palju, noh, et see nagu, see lugu algab piisavalt sarnases maailmas meie enda maailmaga, et sul ei ole vaja liiga palju konteksti kohe juurde luua. Et see nagu avaneb hästi aeglaselt seal nagu tagapool, mida kaugemale sa lähed. Ja noh, muidugi seal on ka see kriitika, et noh, Rowling nagu järjest enam läks nagu veits nagu lappesse ka selle maailma loomisega, et kuna tal ei olnud väga koherentset maailma välja mõeldud, siis see maailma koherentsus nagu ka hilisemate raamatute puhul nagu muutus järjest noh, totakamaks ja vähem usutavamaks, aga noh, teistpidi jällegi, kuna see maailm oli nagu hästi tugevalt meie oma peale ehitatud, siis sa said tajuda hästi palju ilma mingi väga tugeva kontekstita. Ja ma arvan, et ka Tolkieni puhul näiteks, noh, Tolkien on muidugi väga selle poole näide, kus mõni kirjanik lihtsalt ehitab nagu kohutavalt kompleksseid, suuri ja võimsaid maailmaid, kus sul mitte ainult ei ole nagu vaja meelde jätta tegelaste nimed, vaid vahel tegelaste nimed 3 keeles, mis on nagu veel eriti tore, eks ole. Sest need muutuvad siis vastavalt sellele, kas räägitakse, ma ei tea, päkapikkude keelt või haldjate keelt või inimeste keelt. Aga Tolkieni puhul näiteks, kui sa võtad Kääbiku, siis Kääbik on väga ligipääsetav ja väga mõnusalt loetav ja see on kuidagi selline hea nagu sissejuhatus, et sa suudad sellesse maailma piisavalt ära armuda Kääbiku abil, et lugeda edasi Sõrmust isandat, mis muidu oleks küllaltki, on ka seda tüüpi raamat, et esimesed 200 lehekülge väga midagi pole veel jõudnud juhtuda. Et noh, kõik siuksed asjad nagu fantaasia puhul lihtsalt häirivad mind veits ja mul on nagu, vaata, sa mainisid seda, et nagu tahaks ju kuudeks ühte maailmasse ära peituda. Minul juhtub seda nii mängude, filmide, sarjade, raamatute kõigega väga-väga harva, et on väga vähe asju sellises fiktiivses maailmas või sellises nagu ilukirjanduses või sellises väljamõeldud lugudes, mis mind nii põhjalikult paeluks, et mind pigem paelub noh, kuidagi nagu, ma ei taha öelda, et mind pigem paelub päris maailm, aga päris maailma kohta mul piisavalt palju konteksti, et mul on nii palju lihtsam seda kuidagi, et ta võtab must kinni ja ma saan nii palju sügavamale minna ja ma usun, et siin on ka see nagu selline veits ülbe tunne, et mis kasu mul on mingi fantaasiamaailma põhjalikust teadmisest, et see ei anna mulle väga palju midagi juurde, aga kui ma nagu päris maailma tean põhjalikumalt ja paremini ja õpin selle kohta midagi uut, et siis see on mulle mitmel viisil kasulik nagu teistes elu aspektides. Ma ei tea, seal on nagu mingi siuke nagu tunne, et kas ma veits raiskan aega sellega, mis on teistpidi natukene rumal, sest lood tihtilugu aitavad meil mõista kompleksseid asju teise nurga alt ja nii edasi. Ka seal on ülekantavaid nii-öelda oskusi ja teadmisi ja mõistmisi. Ja mina näiteks usun, et ühtegi sellist lugu, mis oleks täiesti irdunud päris maailmast või ei oleks sellest tõukunud või mõjutatud, ei olegi olemas. Inimene ei ole võimeline looma midagi, mis on eluväline või reaalsuse väline ja by definition. Mulle hästi meeldis, et kunagi mind väga aitas või innustas kirjanikuna näiteks üks Chuck Palahniuki mõttetera või selline õpetus või nõuanne selle kohta, et kui kirjanik tahab väljendada midagi, mis on
talumatult jube, siis tuleb appi metafoor ja sellepärast meil on sellised ajatud lood nagu Frankensteini koletis või Dracula või mis iganes muud lood, mis just nagu räägivad meile mingis natuke sellises fantaasia küllasemas võtmes, mingisuguse võib-olla õudusloo või mingisuguse õpetusliku sellise kurbloo või mis iganes. Et seda tehakse läbi sellise, ühesõnaga pannakse nendele probleemidele sellised nagu kostüümid selga ja mõeldakse välja mingid koletised ja mingisugused haldjad ja nii edasi. Aga kokkuvõttes see aitab teinekord mingitest väga tõsistest ja rasketest asjadest rääkida nii, et sul on rohkem seda, et sa talud seda nagu pikemalt ja sa suudad seda võtta vastu põhjalikumalt, kui sa oleks suutnud seda vastu võtta, kui sa oleks olnud nagu üks-ühele ümberjutustus sellest, mis päris elus, päris maailmas toimub. Et mul on nagu suur usk sellesse, et ikkagi žanrikirjandus nii-öelda, horror, ulme, ma ei tea, teaduslik fantastika, fantasy, et kõik need žanrid ikkagi täidavad mingisugust eesmärki ja nad on vahendid mingite teatud ängide ja küsimuste väljendamiseks või läbi jutustamiseks, mida me vajame inimestena ja sest et kõik teemad ei ole nagu salongi kõlbulikud või siis ei ole probleem selles, et nad ei ole salongi kõlbulikud. Võib-olla ühesõnaga teatud tabud näiteks eksisteerivad igal ajastul, on ju. Ja neist on lihtsalt raske rääkida. Ja vahel sa ei tohi rääkida mingitest asjadest, mis iganes põhjusel see on, kas kehtib su kultuuriruumis mingi teatav tsensuur või see läheb moraalinormidega vastuollu või mis iganes see põhjus ka ei oleks, on ju. Et siis metafoor on alati võti ja mulle tundub, et võib-olla kui me jõuame nüüd päris saate algusesse tagasi, kus me rääkisime, et kui palju ärevust sina tunned või mina tunnen hetkel maailmas toimuva suhtes ja nii edasi, et siis võib-olla minu jaoks ongi praegu siis üks viis seda kõike nagu endas nagu läbi renderdada on see, et ma nagu lähen nendesse suurtesse maailma konfliktidesse sisse nagu ümber nurga ja läbi mingi teatava metafoori ja mind väga tõmbab selliste nagu tervet maailma hõlmavate lugude poole praegu, kus on nagu erinevad huvid ja erinevad kultuurid, erinevad kontekstid, mis omavahel põrkuvad ja kuidagi ei sobi kokku, on ju. Et see on ju täiesti üks-ühele see, mis praegu ka toimub ja mida me näeme uudistest ja sotsiaalmeediast igapäevaselt, aga kuna ma selle kraani olen nagu kinni keeranud, sest ma ei saa seda enam nagu niimoodi ilma filtrita vastu võtta, et siis ma olen pöördunud kirjanduse poole. Aga võib-olla on ka mingi teatav selline nagu rahu ikkagi kirjanduses ja sellises nagu aeglases jutustuses, mida ma lihtsalt praegu nagu selles uudisvoos mida see uudisvoog praegu pigem nagu sööb ära minu jaoks ja seetõttu selline nagu aeglasem ja põhjalikum ja rahulikum asjade läbi töötamine enda sees. Ka siis, kui ma hakkan lugema seda Christopher Clarke'i raamatut sellest, kuidas Euroopa läks sõtta aastal 1914, et ikkagi ju otseselt räägib reaalsest ajaloost, mille järellainetuses me oleme siiamaani ja nii edasi, aga ikkagi, et kui ma saan seda nagu lugeda sellises põhjalikus jutustuses ja kulutada 500 lehekülge selle peale, selle asemel, et nagu kuskil Twitteris näiteks on ju jälle mingisuguse miljardäri radikaalseid kraaksumisi lugeda, et see on lihtsalt nagu kuidagi teine viis seda kõike nagu endale selgeks teha siis või kuidagi nagu
navigeerida selles, et see on lihtsalt, see sobib mulle praegu nii palju paremini. Ma arvan, et see on seesama nagu aspekt, mida ma Stubi raamatu puhul esile tõin, et noh, mul on täna võimalik lugeda seda, mida targad inimesed arvavad sellest maailmast, kus me praegu elame ja see on põnev, aga mida ma tahaks, on nagu see tagasivaade sellele ajale, kus me praegu oleme, et näha seda suurt narratiivi seal ümber ja need fantaasiaraamatud võimaldavad lugeda suurt narratiivi läbi nende inimeste, kes seal on, et see kõik justkui on toimunud, see kõik justkui on juba ära olnud ja nüüd nagu see kõik rullub lahti nagu sellise koherentse narratiivina selle asemel, et näha siit ja sealt ainult tükke ja noh, tavaliselt need raamatud kirjutatakse läbi üksikute tegelaste ja isiklike lugude, aga need on nagu tegelased, kes selles suures narratiivis olulist rolli mängivad ja aitavad seda kogu pilti lahti võtta. Et täna nagu uudise lugemine on selles suhtes mitte rahuldav, et sa pead selle suure narratiivi sinna ise ümber suutma genereerida ja kuna sina näed ainult väikeseid tükke ja noh, nüüd juba mida aeg edasi, seda rohkem mikrotükke ja seda rohkem ainult neid tükke, mis sulle suunatakse, siis tegelikult see nagu suur pilt sellest kõigest jääb nagu vajaka ja ei tekigi tegelikult kunagi enne, kui sa saad päriselt tagasi vaadata ja analüüsida ja hinnata. 100% nõus. Ivo, mul on lõpuks ometi natuke vähem piinlik sinuga vestelda, sest et ma olen lõpuks ometi võtnud käsile mängu, mille kultusstaatusest ma olen olnud teadlik juba pikki aastaid. Mängu, millest mu kallid klassikaaslased, kes huvitusid headest lugudest ja ägedatest mängudest juba ammu kunagi vaimustusid. Ma räägin sellisest legendaarsest videomängust nagu Grim Fandango, mis tegelikult tuli ju välja eelmisel sajandil, aastal 1998. Nagu sa juba mainisid, LucasArts oli toona see stuudio, kes selle siis lõi ja ka välja andis. See on kultus mängutegija Tim Schaferi võib-olla selline tähtteos. Ma usun, et kuigi ta on järgnevatel kümnenditel teinud veel põnevaid asju, siis ikkagi ju see Grim Fandango tema selliseks nagu meistriteoseks jääb tagasi vaadates. Tim Schafer muidugi pärast LucasArtsist lahkumist lõi oma stuudio Double Fine, mis on tõesti üks põnevamaid, vahvamaid stuudioid üldse. Ja võib-olla Double Fine'i tuntuim mäng on Psychonauts ja Psychonauts 2, aga ka Full Throttle oli vist veel ikkagi see LucasArtsi perioodi mäng, on ju. Ja Sam & Max ja teised sellised väga tuntud ja kuulsad mängud. Aga no igal juhul, kui rääkida sellest, et noh, me mainisime, et miks on vaja lavastajaid, miks on vaja häid näitlejaid mängudes ja nii edasi, et mul on selline tunne, et Tim Schafer on üks nendest pioneeridest olnud küll, kes ka ikkagi väga tugevalt mõjutasid mänge kui kunstivormi sedasi, et need hakkasid muutuma kirjanduslikumateks, filmilikumateks. Mitte, et mäng peab muutuma kirjanduseks või filmiks tingimata, ma ei taha üldse seda öelda, aga Tim Schafer oli üks nendest žanri edendajatest või selle formaadi edendajatest, kes tõid selle kvaliteedi, mida me varem leidsime kirjandusest ja ütleme filmist näiteks, tõid selle sama taseme nagu sellise autori tunnetuse ja kunstilise taseme siis nagu mängude maailma ja seetõttu ka Grim Fandango juba aastal 1998, kui see välja tuli, ikkagi noh, oli teed rajav teatavas mõttes, et noh, et sellel on ikkagi teatav põhjus, miks ka praegu peaaegu 30 aastat edasi inimesed ikka veel räägivad sellest mängust, miks see on selline nagu kultuslik teos ja
ja ta on ka nii äratuntav, et ikkagi inimesed, kes vähegi huvituvad sellest maailmast, et see Grim Fandango peategelane Manny Calavera, kui ma mäletan ta nime õigesti praegu. Manny Manuel Calavera. Jah, Calavera, et siis ta on, et see piklik kandiline pealuu ja need sügavad mustad silmaaugud ja need hambad, mis on kogu aeg niimoodi kokku pressitult niimoodi risti seal ta näos. Et see on nagu ikkagi selline ikooniline karakter, võib-olla teatud inimeste jaoks enam-vähem sama ikooniline kui, ma ei tea, Mario või Pikachu, kuigi kindlasti maailma areenil oluliselt vähem tuntud, aga ütleme nagu sellises indie mängumaailmas ikkagi nagu selline kultustegelane. Ühesõnaga, ma ei saa veel öelda, et ma oleksin selle läbi mänginud ja et ma saaksin sinuga nagu täitsa samal tasemel olla. Me enne saate algust nagu korra rääkisime ja mul on tunne, et sa oled võib-olla mänginud läbi esimese neljandiku kui sedagi. Selle põhjal, mis sa mulle rääkisid. Et kuna sa veel Rubakavasse pole jõudnud, siis... Jah, et ma olen ikkagi väga alguses ja ma mängin seda oma Switchi peal, mille ma võtsin endaga. Võtsin Inglismaale kaasa, nii et ma niimoodi õhtuti enne magaminekut siis mängin ja frustreerun väga-väga palju. Ma tahtsin küsitlegi seda, et kas sa kasutad mingit abi selle mängimisel? Jaa. Okay. See on mõistlik, mitte nii, et ma... Jaa. Miks see on mõistlik? Ma lihtsalt mõtlen seda, et kui me aastal 98, kui see mäng päriselt välja tuli või aastal 99, seda vennaga kahekesi mängisime, siis ei olnud veel selliseid asju nagu internetijuhendid ja ma arvan, et me ei saanudki kaugemale kunagi kui esimene aasta vist, kui mul siuke tunne on. Ma mäletan, et me jäime sinna kuhugi päris esimese aasta lõppu kinni, kus kindlasti ma mäletan seda, et olid põlevad koprad, nendest me vist saime jagu ja sealt edasi oli siis mingisugune pumbajaama lõhkumine, millega me ei saanud vist, ma ei tea, päris lõpuni hakkama. Igatahes ausalt see mäng on selline... See ajas mind eile hulluks. Vahel seda juhendit vaadates, ma arvan, on täiesti okei, et see muidu läheb väga valulikult see kogu asi. Ja, sest ma olen selline inimene, kes nagu ma tunnen, et ma olen nagu läbi kukkunud, kui ma pean vaatama mingeid vihjeid internetist ja nii edasi. Aga selle mängu puhul tõesti, kui ma olen lõpuks murdunud ja vaadanud, et mis see lahendus siis on, sest et tegu on sellise, inimestele, kes ei ole üldse seda mängu näinud ega pole midagi kuulnud, võib-olla kirjelduseks nii palju, et see on selline humoorikas ja omamoodi sünge lugu sellest, kuidas siis ühes agentuuris sellised luukered, sellised ametnikud pakuvad nagu reisiteenust siis ühest ilmast teise, et inimesed, kes on siis oma maise elu lõppu jõudnud, et nad vajavad nagu just nagu sellist transporditeenust siis nagu teispoolsusesse ja see büroo või see firma siis, kus see peategelane Manny töötab, pakub just nimelt seda teenust ja on siis inimesed, kes on elanud vooruslikku elu, saavad siis nagu paremaid pakette ja saavad mingi mugavama sellise rongiga võib-olla siis sõita teispoolsusesse ja siis on siuksed nagu kehvemad tüübid, kellele võib-olla sellist luksust ei pakuta. Manueli tase on umbes selline, ta on nagu selline kasutatud autode müüja, kellel ei lähe oma töös nagu super hästi, et tal ei tule väga siis nagu ütleme jutumärkides jõukaid kliente. Ta on nagu natukene läbipõlend ja ise ka nii-öelda kinni jäänud sinna siis elu ja surma vahelisse maailma, kus ta lihtsalt üritab oma nii-öelda elus tekitatud võlga ära tasuda ja ka ise lõpuks teispoolsusesse minna, aga kahjuks on see keeruline ja mis põhjustel keeruline, see kõik nagu siis rullubki lahti selle mängu jooksul. Ja. Kas see on tegelikult väga selline klassikaline ja väga selline
tavaline ja mitte mingi väga eriline lugu, see nagu lugu seal all on tegelikult suhteliselt lihtne, aga see, kuidas Tim Schafer selle maailma ja need tegelased on loonud, see on nii uskumatult eriline, et mina pean tunnistama, et minu jaoks ilmselt Grim Fandango on kõige parem mäng, mida ma kunagi üldse mänginud olen läbi elu. Ta on nagu alates sellest 98. aastast minuga nagu kogu aeg kaasas käinud ja ta on nagu väljaspool ka mind üks paremaid arvutimänge, mis kunagi tehtud on tõenäoliselt ikkagi. Ta on klassikaline hiirekliki seiklus, millel on väga ebaklassikaline ja väga kohmakas siis nii-öelda juhtimisviis, mis ei ole enam hiireklikiga, aga jah. Just. Et selleks, et seal loos siis edasi jõuda, on vaja palju vestelda kõikide tegelastega, ühesõnaga nagu elada seal maailmas, eks ole, ja nuputada ja erinevaid mõistatusi siis lahendada põhimõtteliselt. Sa juba ütlesid, et see on hiirekliki seiklus. Võib-olla siin ongi see esimene keeruline koht minu jaoks, kuna ma mängin seda Switchi peal puldiga mängides. Ma olen täitsa vihastanud paaril korral, et ma olen aru saanud, et puldiga mängides ma ei ole näiteks nagu taibanud, et teatud kohtadesse saab minna või et teatud asju saab teha, sest et see ei ole nagu intuitiivne päris. Hiirega mul on siuke tunne, et ma võib-olla oleksin näinud mingit infot või mingit nooli või asju. Ei olnud. Ta oli originaalis, oli selline tore kontseptsioon nagu tank controls, mis on see, mida kõige rohkem vihatakse selle mängu puhul üldse. Mis on selline nagu kerge nagu... mis viitab sellele, et saab midagi teha, on see, et Manueli nägu vaatab sinna poole, et ta pilk püsib mingil kohal natuke kauem, aga see ei ole just väga märgatav tihti iga asja puhul ja sa pead nendest asjadest päris lähedalt mööda minema, et saad aru, et näed, Manuel vaatab sinna poole. Jaa, kusjuures Manuelist rääkides, meil on meie arhiivis on üks meie iidne popkulturistide osa, kus meil oli külas minu Viljandi Kultuuriakadeemia aegne ülikoolivend Jan Pillav ansamblist Ketaspidur, kes on ju ka suur selline videomängu guru ja Janil, ühesõnaga ta oli meil külas, me rääkisime videomängudest, me saame linkida seda osa, see on tõesti aastate tagune osa. Janil on ju Manni tätoveering lausa. Mäletan, väga mis on väga lahe tätoveering. Aga et rääkides veel, et kui ikooniline ja oluline mäng ja ka tegelane ikkagi Manni on ja kui äge mäng on Grim Fandango, milline meistritööst see nii paljude inimeste jaoks on. Aga et seal mingisugused asjad on ikkagi olnud sellised, et ma olen täiesti nagu piltlikult öeldes olen pidanud nagu konsooli vastu seina viskama vihaga, sest et ma just nagu olen kõik ära proovinud, mida mu väike peakene suudab nagu välja mõelda ja siis kui ma loen lõpuks, mis see lahendus on, siis see on midagi nii lolli ja kuidagi nagu, mitte loll, aga see on midagi sellist, mille peale nagu ma nagu olen vihane, et mäng arvab, et ma oleksin võinud arvata, et nii saab teha. See ei ole intuitiivne, mis ma vist tahan öelda, et see ei ole otseselt intuitiivne kohati. Klassikaline Tim Schaferi probleem, et mida on nagu kirjeldatud juba läbi kindlasti meie kuulajad enamuses või paljud vähemalt teavad sellist mängu nagu Monkey Island, mis on üks esimesi mänge, millega Tim Schafer üldse kuulsaks ja tuntuks sai. Ja see on selline asi nagu a rubber chicken with a pulley in the middle, mis on siis üks viis nagu saada seal mängus edasi, et sa pead nagu aru saama, et sa pead võtma kummist kana, selle kummist kana küll sisse mingi väikse ketta panema ja siis sellega nagu sõitma üle mingisuguse köie. Ja nagu, et seda kõike välja mõelda nagu intuitiivselt, see on lihtsalt nagu segane. Ja väga tihti satub ka selles Monkey Islandis, vabandust, Grim Fandangos satub siis ette siukseid asju, kus sa mõtled, et okei, et seda oleks võinud võib-olla kuidagi lihtsamini nagu lahendada, aga sest need pusled või need mõistatused, mida sa pead lahendama, kuidas edasi saada, on ääretult segased,
aga see maailm on nii ääretult kirev ja huvitav ja põnev ja see lugu on nii ääretult nagu kaasahaarav, see, kuidas seal on lahendatud mingid aspektid selle nagu maailma loogika ja toimimise juures on nii kihvtid. Ma toon lihtsalt nagu, et see maailm ise on selline segu film noirist, Mehhiko surnute päevast, Aztekide nagu disainist ja samal ajal ka sellisest art decost. Just. See on selline nagu väga spetsiifiline stiil, seal taga mängib ääretult hea muusika, mis on sellise nagu lounge'i, džässi ja suure orkestratsiooni ja kusjuures siis veel ka sellise Mehhiko kultuuri segu, kusjuures kõik see on kokku segatud ääretult nagu oskuslikult. See tegelaste nagu toimimine on ääretult humoorikas, need kõik tegelased on hästi nagu ägedad, põnevad, nad on naljakad, nendel on nagu hing sees. Nad nagu toimivad, mis tõttu sul ongi see, et Manuel Calavera on nagu lahe tüüp, sa tahadki temast tatoveeringut, sest ta on nagu, ta on äge. Ja see nagu kogu kontseptsioon sellest nii-öelda elu ja surma vahel olevast maailmast on ka nagu hästi, nagu sa ütlesid siin nagu, et lugu umbes sama vana nagu aeg, eks ole. Aga seal nagu need kontseptsioonid, et seal maailmas sa sured läbi selle või nagu, et sa oled juba surnud, aga ka selles maailmas sa saad nii-öelda jutumärkides uuesti surra läbi selle, et keegi sproutib sind või et sa nagu puhked õide. Ja see on nagu veel hullem kui surm, sellepärast et sa jääd igavesti pool nii-öelda teadvusele sinna maailma sisse. Sa ei saa mitte kunagi sealt põgeneda sinna nii-öelda siis päris teispoolsusesse. Et see on nagu ühteviisi nagu hästi ilus, sest sul on seal nagu need õied, mis puhkevad sellest inimesest, kes siis nii-öelda lööb õide, aga teistpidi ääretult nagu sünge seal juures samal ajal. Et lihtsalt see maailm on nii äge. Ma tahan omalt poolt ka rõhutada, et see või täpsustada, et see õide puhkemine tõesti siin ei ole isegi mingi metafoor, vaid see on omamoodi uuesti suremise viis, et need luukere olendid, kes seal maailmas ringi liiguvad ja toimetavad, et nende järele jäänud keha õõnsustest siis tõesti nagu puhkevadki välja õied ja nad jäävad niimoodi sellise, ma ei tea, luukere kujulise peenrana siis kinni sinna sellesse limbosse nii-öelda, et nad ei saa seal kunagi lahkuda. Ja, see mõte on tõesti minu jaoks, kui sa kuuled või kuuleb, kui ma sellest räägin juba, ma olen nii elevil, sest mulle nii väga meeldib see mäng. Aga ta on piisavalt frustreeriv, et ma ei viitsi, ma olen seda mingi 3 korda vist elus läbi mänginud, ma ei ole kindel, et ma nüüd enam viitsiks. Kas sa oled seda mänginud ka director's commentary'ga? Ma ei ole seda sisse lülitanud, ma arvan. Küll aga ma vaatasin selle dokumentaalfilmi läbi, mis nad tegid, Double Fine tegi selle nii-öelda remasterdamisest. Ma ei ole seda vaadanud. Double Fine on, nagu ma ütlesin, üks põnevamaid stuudioid ja nad üldse on väga usinalt oma tegemisi dokumenteerinud, mis on väga tänuväärne. Ja näiteks Psychonauts 2 valmimisest, mis on nende üks hilisemaid mänge, tuli siin kuskil pandeemia ajal minu arust välja. Et selle loomisest neil ju valmis kohe siuke pikk, hästi mitmeosaline selline dokumentaalsari, mille ma vaatasin läbi ja lõpuks isegi tellisin endale Blu-ray peal selle kogumiku, kus on kõik need osad peal, et see on lihtsalt nii põnev sissevaade köögi poolele, et kui kedagi huvitab, kuidas mängude tegemine käib ja mis maailm see on, mis inimesed seal toimetavad, kuidas see argipäev välja näeb, siis ma isegi ei oska mõelda, mis oleks nagu veel põhjalikumalt ja kuidagi nagu olmelisemalt seda näidanud, kui näiteks see Psych Odyssey nimeline dokumentaalsari. Aga jah, seda Grim Fandango saamislugu ma pole veel vaadanud ja seda ma kindlasti tahan ka vaadata. Ja just mõtlesingi, et kui ma selle mänguga ühele poole jõuan, et siis mul on ka põhjust seda korra uuesti siis mängida algusest peale, et ma saaksin seal
igas uues ruumis ja olukorras nagu saaksin ka vajutada nupukesele, kus siis Tim Schafer hakkab rääkima, miks ja kuidas nad mingi teatud lahenduse juurde jõudsid või miks seal loos just niimoodi juhtub näiteks. Jah, mulle tuleb nii palju selliseid väga nagu legendaarseid stseene ja fraase ja asju sellest mängust, et ta on, ma arvan, et kui ma olin nagu noorem, siis mulle meeldis Full Throttle rohkem, sest ta oli kuidagi siuke äkilisem ja ägedam mäng esialgu, aga mida aeg edasi, siis noh, kindlasti see mäng, mida ma kõige enam oma lapsepõlvest mäletan, mille mängimist ma mäletan, on Grim Fandango ja mulle meeldib Manuel Calavera, ta on ääretult sümpaatne tegelane läbi selle mängu ja ma väga ootan siis sinu nii-öelda me saame, kui sa mängu läbi saad, siis me saame teha spoileritega sellise arvustuse või arutelu, sest mul oleks väga huvitav seda nagu lugu ja selle arengut kellegagi rääkida uuesti läbi, sest see tõesti on väga äge. Kui värskelt see sul üldse meeles on? Sa küll ütlesid, et sa oled 3 korda seda mänginud, aga millal viimane kord oli? Viimane kord oli siis, kui ta tuli Switchil välja. Kui see remaster tuli, siis ma mängisin selle remasterdatud versiooni ühe korra. Sest see on täpselt see versioon, mida minagi praegu mängin, okei. Aga ma siis kasutasin palju rohkem ja palju vabamalt seda walkthrough, sest ma olin ta juba varem läbi mänginud ja ma lihtsalt viitsin mingite kohtade peale enam jukerdada nii palju. Ma tahtsin ta lihtsalt uuesti läbi mängida, selle story kätte saada. Ja see oli ka sellises kontekstis väga seda väärt, kuigi mingi hetk siis võib juba põhimõtteliselt võtta kellegi YouTube'i playthrough ette ja vaadata, mis ka selle mängu puhul minu meelest on täiesti nagu äge asi, mida teha. Kui see mängida ei viitsi, tasub nii seda kogeda. Jaa, väga nõus. Me oleme hästi palju rääkinud nendest fantaasiamaailmatest ja sinna põgenemine ja ma olen avastanud viimasel ajal, et muusika, mis mulle uute artistide puhul meeldib või mida ma järjest rohkem kuidagi nagu avastan, on hästi teistsugune sellest, mida ma olen harjunud nagu kuulama. Hästi ühel väga spetsiifilisel viisil, et see on nagu, see irdub väga tugevalt nagu päris maailmast. Et see nagu, sama asi on mul nagu tekkinud muusika puhul. Ja seda just nagu iseloomustab 2 sellist nagu muusikalist avastust viimase paari nädala jooksul, millest üks on nagu mõlemad neist on nagu sellised internetifenomenid, et nagu põhimõtteliselt mõlemad on sellise sotsiaalmeedia ajastu nagu artistid. Esimene on Mero ja ma arvan, et võib-olla kui mõni meie kuulajatest on temaga kokku puutunud, et siis nad teavad tema puhul YouTube'is selliseid videosid nagu Retro Polish Cover. Ja tema siis on teinud nagu selliseid, ma üritan jälle guugeldada samal ajal, ma võtan ongi juba, mul guugeldamine ei tulnud välja, sest ma ütlesin selle inimese nime valesti, ma ütlesin Mero, tegelikult on toppis Maro, mis on lihtsasti sassi aetav. Igatahes tegu on siis sellise nagu artistiga, kes tegi selliseid natukene nagu VHS-i ja siukse nagu häälest ära kõlaga versioone poplugudest, nimetades neid siis Retro Polish Cover ja ta tegi seda kõike nagu instrumentaalina kitarriga. Ja mingi hetk siis nii-öelda sotsiaalmeedias surfates ma sattusin tema otsa hoopis läbi tema nagu sellise uue fookuse, mis on selliste nagu nii-öelda kuumaailm või ma ei tea, ta on nagu sellise nagu tegelaste maailma enda jaoks loonud, kus on nagu erinevad tegelased, millest on siis üks näiteks kuu ja teine on päike, seal on mingi trikster, mingi saatan, mingid erinevad sellised nagu tegelased, kes nendes nii-öelda selles maailmas duelli peavad ja seda duelli tehakse läbi muusika. Ja see on täiesti instrumentaalne muusika ja see on ääretult paeluv, et tal on nagu kerge selline see retro vibe, et see kõik on täpselt samamoodi läbi mingite VHS kassettide ja siukse nagu kõik kõlab nagu natukene siuke nagu lo-fi ja retro, aga see maailm on loodud hästi ägedalt ja
ja ta on täpselt selline nagu asi, kus ma jälle tunnen, et okei, et see paelub mind praegu sellepärast, et kuigi mulle üldiselt väga instrumentaalne muusika ilma vokaalita ei meeldi, siis lihtsalt see nagu jällegi see maailm, mis loodud on hästi äge. Ta teeb näiteks TikTokis on tal palju videosid, kus ta nagu duellib kitarridega ja see kitarride duell on üles ehitatud sarnaselt nagu mingisugune, see näeb välja natukene nagu vanemad Pokemoni mängude need võitlused, kus nagu keegi nagu oma siis kitarri käiguga teeb mingi spelli või mingi attacki ja siis nagu see teine pool siis ta kaotab health point'e või siis nagu charging up their mana või noh, mida iganes, et noh nagu, et ta teeb seda kõike läbi nende kitarri käikude ja seal toimub mingi duell, aga see kõik on nagu hästi kihvti maailmana loodud, et see nagu mulle kohutavalt meeldib. Ja mul on tunne, et see on natukene seotud nende samade asjadega, millest me rääkisime, et tahaks lihtsalt nagu mingi teise maailma põgeneda, mis on hästi teistsugune, sest ühest küljest jah, on need õudused, mis nagu meie maailmas on toimunud, aga teine pool on see, et see AI nagu siis looming või AI slop või kõik see nagu, mis meie ümber igal pool meedias tänapäeval on lihtsalt nii kuidagi siuke polished ja poleeritud ja siuke nagu siuke ideaalseks aetud, et tahaks nagu mingit siukest nagu midagi imelikku, midagi veidrat, midagi nagu katkist, midagi, mis ei peaks nagu toimima ja tänu sellele ta toimib. Ja nüüd ma jõuan oma selle teise avastuseni, mis on kuidagi veel rohkem mind endaga kaasa tõmmanud. Ja selleks on selline Prantsuse Kanada, kuidas seda kutsutakse, French Canada, Quebeci bänd nimega Angine de Poitrine. Mis on siis põhimõtteliselt siuke sügav kopsuangiin või ma ei tea, siin südamelihaste angiin, siis otse tõlkes. Ma arvasin, et see on mingisugune ilus tütarlapse nimi. Ei ole, see on nagu haigus, sest ma sain sellest väga kiiresti aru, kui ma hakkasin guugeldama Angine de Poitrine'i ja esimesed, kõik vasted, mis põhimõtteliselt tulid, olid nagu meditsiinikirjandus. Aga tegu on siis Quebecist sellise eksperimentaalse matemaatilise rocki duoga, kus on siis kaks artisti nimega Kn de Poitrine ja Klek de Poitrine, kes siis on trummar ja teine, ühesõnaga see bänd koosneb siis kahest inimesest, kellest üks mängib trumme ja teine mängib korraga kitarri ja bassi ja siis looper-pedaali, nagu nad on kõik niimoodi üles ehitanud. Ja see on ääretult veider. Esiteks see muusika, ma ütlesin, et see on matemaatiline rock, lisaks sellele on ta, matemaatilise rocki puhul on hästi tavaline, et kasutatakse veidraid taktimõõte ja kõik lood on nagu ääretult siuksed nagu tehnilised ja keerulised, aga lisaks siis on ka see, et ta kasutab siis mikrotonaalseid instrumente, mis tähendab seda, et kui tavaline kitarr on jagatud nagu üks oktav on jagatud 12 noodiks, siis nemad kasutavad sellist süsteemi, kus üks oktav on 24 noodiks jaotatud, mis tõttu ta kõlab ka nagu meie kõrvale suhteliselt sellise veidrana väga mitmes mõttes. Ja ta siis nagu kasutab neid mikrotoone erinevaid nagu taktimõõte asju nii huvitavalt ja rütmikalt, et see kõik toimib koos sellise muusikana, mida justkui nagu polekski kunagi kuulnud. Et see muusika tuleb nagu kuskilt täiesti teisest maailmast, kuskilt kaugelt kosmosest, kaugest universumist ja see kõik nagu see on nii teistsugune, et see just hästi paljud inimesed on nagu märkinud, et see on see nagu anti-AI music, et seda ei eksisteerigi ja ta tuleb kuskilt täiesti muust kohast ja seetõttu on ta nagu nii paljudele inimestele järsku korda läinud, sest ta ei ole üldse see, mida me oleme harjunud, ta ei ole see, mida AI suudab nagu massides genereerida. Ja nüüd me jõuame siis selle bändi imagoni, sellepärast, et lisaks sellele, et nad on väga veidra muusikaga, nad ka ise nii-öelda on loonud endale tegelaskujud, just kui nad tuleksid kuskilt täiesti teistsuguselt planeedilt. Et ma arvan, et nagu, kui sa tahad seda bändi nagu visuaalselt kuidagi ette kujutada, siis mõtle Klaabu peale. ma arvan, et see on nagu kõige nagu täpsem kirjeldus, et nad on mustvalged, nad on täpilised, nad on nagu polka täpilised ja nad tõesti näevad välja nagu sellise psühhedeelse multifilmi
nii-öelda tegelased kuskilt kaugelt kosmosest. Nad räägivad kõik oma intervjuud välja mõeldud keeles, kuigi ma ei ole isegi kindel, kui palju see on välja mõeldud keel versus lihtsalt veidrate häälitsuste tegemine. Neid samu häälitsusi nad teevad ka oma lugudes, et neil ei ole otseselt nagu laulusõnu, aga mõnedes lugudes neil on sellised rütmilised fraasid, mida nad kordavad, mis on kuidagi nagu ka ei ole nagu inimkeelena mõistetavad. Ja kõik need kostüümid ja see muusika koos toimib täiesti uskumatu kompotina, mis on nii kaasahaarav, et nagu inimesed teevad videoid sellest, kuidas nad seda bändi avastavad ja see nagu läbiv joon on see, et näidatakse nagu kedagi lihtsalt vahtimas telekat või oma telefoni või oma arvutit ja mitte uskumas, mida ta näeb ja kuuleb, et kuidagi nagu et see on nagu midagi täiesti teistsugust ja muidugi ta ei ole, selles suhtes on tehtud nii mikrotonaalset, veidrat, eksperimentaalset, matemaatilist rocki, looper, pedaale, värke, kõike seda on kõvasti tehtud, rääkimata siis sellest, et bändid on psühhedeelseid tegelasi uurinud alates Beatlesitest ja tegelikult enne sedagi ja kõike seda on nagu tehtud, aga see tundub olevat nii nagu jällegi õige asi õigel ajal ja sellises nagu ideaalse maailma, meie maailm on ühest küljest nagu ääretult katki, päris maailmas ja siis me loome tehisintellektiga mingit sükest ideaalset nagu nurkadeta sellist nagu slop maailmas ja kõrvale ja nemad tunduvad siis nagu sellest välja murdvat ja mitte näitavad siis seda reaalset koledat maailma, vaid hoopis midagi kolmandat selle juures ja see on nii ääretult äge, et minu jaoks on hästi huvitav, et ma ei ole suur siuke instrumentaalmuusika fänn ja matemaatiline rock, kuigi põhimõtteliselt võiks mulle meeldida, siis pole kunagi kõnetanud, aga viimasel ajal ma olen just avastanud siukest ägedat instrumentaalmuusikat just tänu sellele, et luuakse terveid suuri nagu koherentseid maailmasid ja narratiive just selle nagu muusika läbi ja mida rohkem see nagu tõmbab välja sellest nendest nii-öelda default valikutest siin elus, seda ägedam see tundub. Nii et soovitan, vaadake Angine de Poitrine Kexp laivi, see on siuke esimene hea koht, kus nendega tutvust teha ja siis vaadata, kas see kõnetab. Väga lahe, paneme sellega oma saate märkmetesse selle laivi lingi ja see kõlab väga põnevalt. Nii et ütle mul uuesti see. Mul on selline tunne, et see pilt on mul silmest läbi käinud, kuna nüüd mulle meenub, et sa tegelikult saatsid mulle selle laivi lingi. Ma saatsin, jah. Kunagi ammu mulle ja meie saatesõbrale ja niisama sõbrale ka, Hennole. Aga kuna ma olen siin oma selles töötunnelis, siis ma ka ei märka paljusid asju ja see oli üks neid asju, mida ma lihtsalt ma ei hakanud vaatama, aga nüüd kui sa näitad seda pilti ka, see näeb väga-väga lahe välja ja ma nüüd ikka tahaks selle ära vaadata ka, selle laivi. Nii et Angine de Poitrine oli või? Umbes ja ja ütle selle esimese bändi nimi ka veel, mis ei olnud Mul läheb see uuesti sassi, ma pakun, et see on Maro. Maro. Tal tuli just välja plaat nimega Full Moon. Ma arvan, et see on, ma nüüd kardan kõike, et ma ajan sassi, aga igatahes tal tuli paari päeva eest välja plaat, selle nimi on Full Moon ja YouTube'ist leiab ta kasutaja nimega Maro 1337. Ma soovitan tõesti vaadata, eriti tema need short videod on hästi giftid, kus need kitarriduellid on erinevate tema tegelaskujude vahel ja see tundub kõik nagu hästi suvaliselt avastatud olema, et kunagi ta lihtsalt ta elukaaslane aitas tal teha ühe kuu maski ühe oma video jaoks ja see nagu lihtsalt läks kõigile nii peale ja sealt arenes, nagu ikka asjad elus arenevad kuidagi randomly edasi. Ma arvan, et me võiksime nüüd areneda selle saate lõppu ja areneda veel sealt edasi sellisesse kohta, kus me teeme natuke regulaarsemalt neid osi, tihemini kui iga 3 kuu tagant. Tead, meil on see asi, et kui me nüüd 3 kuu pärast teeme, siis me peame tegema oma sünnipäeva osa, nii et sest täpselt 3 kuu pärast on meie 10. sünnipäev popkulturistide 10-aastane
suur kas juubel. ei ole 9 või? Päriselt tuleb nüüd 10 või? See aasta on 10, eelmine oli 9 ja me ei tähistanud seda aastat. Okei, see tundub täiesti ebareaalne, et 10, okei. No siis jah. Teeme vahepeal ühe osa Varsti tuleb vähemalt siis suur veel, pidu. kus me saaksime inimestele öelda, et kuidas me tähistame. Jaa. ei saa midagi rohkemat Nõus. lubada, aga vähemalt ühe osa võiks tänase ja jaanipäeva vahele mahutada. Ja kui te seda veel pole teinud, siis hüppake Discordi, kus inimesed jagavad väga toredaid raamatu ja filmi ja muusika soovitusi ja räägivad ka muud juttu. Kus ma käin iga paari nädala tagant vabandamas, et uut osa. jah, kus Ivo käib vabandamas, et kes tunneb, et tema elust on puudu. Ivo vabandab Ivo, siis selle Ivo leiab Discordist. Ja mul on väga hea meel, et me leidsime aega maha istuda, Ivo. Ma ei tea, kas järgmine kord me oleme jälle samas riigis või mitte, aga vahet ei olegi. No aga salvestada saab ka niimoodi käigu pealt nagu täna, et ma arvan, et me peamegi olema paindlikud. Ja nüüd me saame minna meie Patreoni lisaruumi, kus siis me ootame ka lisaks Discordile meie kuulajate horde liituma tulema. Jah, kus me kurdame. Elu üle. Kurdame üldiselt. Nii, kes tahab kuulda kurtmisjuttu, olete oodatud. Aga aitäh, et kuulasite ja kohtume järgmisel korral. Enne suve. Loodetavasti.